Tšau, kallid kuutarokad, loodan, et olete kasutanud kõik kodulehel olevaid kalkulaatoreid, et saada teada enda numbrilised tähendused ja astroloogilised tähendused. Ja mul on täna suhteliselt ärev tunne sees, et on siin augustikuu video, aga homme on 30. juuli ja mina teen homme siis pooliku Ironmani distantsi nii-öelda täiesti üksinda. Päris huvitav sihuke 1,9 kilomeetrit ujumist, 90 kilomeetrit ratast ja siis lõpuks veel pool maraton, 21 kilomeetrit jooks. Amatöörid peaksid tegema seda 6-9 tundi. Ehk siis ole näha, kindlasti vaadake sotsiaalmeediasse, panen mingi postituse. Ja üldplaanis vaatame, mida on siin toomas augustikuu siis kõigile 12 tähtkujule. Tšau kõikidele jääradele ning vaatame siis üle, mida see augustikuu teile näitab. Üldenergia hopsti ja kohe siit alt tahtis kukkuda 3. kaardina. Aga no nii, surmakaart tuleb siis üldenergia kaardiks jäärale. Surmakaart muidugi tähendab mingit väga pika tsükli nagu lõppu. Et see on niisugune transformatsionaalne nagu mingi muutus, eks ju, et võib tähendada ka nii-öelda mentaalsust. Et siin võivad tekkida mingid täiesti uued maailmavaated või uued arusaamad mingitest asjadest. Mingi täielik nagu energiavahetus, ka spirituaalne energia mulle tundub. See kaart muidugi ütleb, et ei ole vaja kuhugi kiirustada, et kõik tuleb omal hetkel ja ajal. Väga-väga huvitav energia. Skorpioni tähtkuju kaart on see surm. Vaatame, mida näitab lähiminevik jäärale. Mida näitab lähiminevik jäärale? Mis siin on? Ahah, ikkagi tahtis see kukkuda ja tuleb siit müntide kuus, mis on suhteliselt hea sihuke võrdse panustamise kaart. Et kas siis minevikus oli mingi hea võimalus, sidesuhe, võib olla siiamaani kestev, samas kuna üldenergia on surmakaart, siis võib see nagu läbi saada või on läbi saanud. Muidugi see müntide kuus on niisugune raharingluse nagu kaart, et võtmine, andmine, võitmine, kaotamine, aga ta enamasti tähendab ikkagi positiivset nagu energiat, mingeid kingitusi, üllatusi või siis tõesti nagu ütleb, et kui annate ise 100%, siis saate vastu ka 100%. Vaatame, mis on hetkeolukord ja hetkeolukorda lendab väga kiiresti jäärale välja siis armastajate kaart. Armastajate kaart võib tähendada hingesugulussidet või siis kaksikleegisidet. Siin tuleb olla ettevaatlik, et inimestel ei oleks valesid eesmärke, mingit seksisõltuvust, sest selles kaardis on palju romantikat ja kirge. Võib kellegi jaoks see kaart tähendada ka nagu rasedust, aga see hingesugulusside on iseenesest hästi positiivne, et see kaksikleek on see, mis tuleb nagu õpetama midagi. Aga siin on võimalusi palju ja tegelikult minu arust viimase 2 kaardi põhjal ei ole energia nagu halb. Et hingesugulusside võib siis olla, kas teil hetkel elus oleva inimesega võib tulla mingiga uus inimene, võib kellelgi olla lapse energia, et võimalusi on siin palju. Vaatame, mis on võimalused siis, võimalused jäärale. Ahaa. Ja kukub 2 kaarti niimoodi, väga-väga huvitav. Jäärad kukub teile välja mõõkade 5 ja kukub teile välja mõõkade rüütel. Nüüd mõõkade 5 on sihuke üpris negatiivne nagu kaart ja ta võib rääkida mingite kuulujuttude levitamisest, selja taga rääkimisest, keegi võib kellelegi halba soovida ja öelda siis nii-öelda halbu sõnu ka nagu välja. Samas on seal kohe kõrval see mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel on inimene, kes tuleb kellegi ellu väga järsku. Praegu on võimalus jäärada, et võib väga järsku keegi teie ellu tagasi tulla, keegi, kes teile mingi hetk elus soovis justkui halba või rääkis teist halba. Mul on sihuke tunne. Sellega peate nagu ettevaatlik olema. Samas rüütlid ei pea alati olema mingid siuksed austajad või isiku energiat, et võib see näidata ka teie enda energiat. Aga sellisel juhul nagu, ma ei tea, see rüütel nagu ta on kõige kiirem rüütel, see tähendab kiiret tegutsemist, kiiret suhtlust võib-olla. Et kui te avastate, et samas ma ei tea, kas see on kõige parem soovitus, et kui te avastate, et siis andke sellele inimesele märku, et te teate, mida ta teeb, aga võib-olla on just see, et see nagu rüütel tundub siin pildi peal jooksvalt sellest nagu hästi kiiresti ka nagu eemale. Et võib-olla see kaart üritab pigem siis jääradele siin nüüd öelda, et lähitulevikus üritage ennast eemalduda võimalikult kiiresti mingitest negatiivsetest inimestest. Inimesed, kes teile ütlevad hästi tihti mingeid negatiivseid asju või üritavad teid kuidagi mingite kuulujuttude või valede või mingite asjadega nagu allapoole tuua.
siin võib olla, et väga järsku tuli kellegi ellu mingi uus austaja selle armastajate kaardiga ja nüüd keegi võib siin midagi nagu halba üritada nagu levitada. Vaatame, mis on lähitulevik Jäärale. Lähitulevik, aga tundub, et tuleb ilus, sest lähitulevikku näitab karikate 10 ja see tähendab head pereõnne, see on niisugune harmooniline kaart. Võib ka tähendada isegi turvatunnet, aga just niisugune positiivne emotsionaalne energia ja romantiline energia. Ja tõesti jällegi see lapse võimalus siin ka, et see armastajate kaart ja karikate 10 võivad tähendada mingeid beebiuudiseid kellegile, et 10 alustavad uut nagu tsüklit ja karikate 10 on tõesti niisugune peretsükli kaart. Head aegade ettekuulutus igal juhul. Vaatame, mis on teie enda energia siin Jäärad, mis on Jäärad enda energia. Ja tuleb siit päris palju kaarte, aga üks kukkus teistest varem lauale ja võtame selle kaardi ära ja tuleb mõõdukus. Ehk siis Jäärad, teil tuleb jääda rahulikuks, ei pea kuhugi kiirustama või ei tohikski kuhugi kiirustada, tuleb teha läbimõeldud otsuseid, valikuid, aga igal juhul tuleb ka nagu tegutseda, et tuleb leida nagu mingi tasakaal. Võib-olla te olete millegiga nagu liiale läinud, siis te teate ise, mis see hetkel on täpselt see asi, mille peale te praegu mõtlete, aga võib ka tähendada seda, et te olete saavutamas mingit nagu tasakaalu. Ja see kaart soovitab siis seda tasakaalu nagu hoida. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad energiad Jäärale. Ja lendas siin maha ja on meil välja anda Mõõkade kuningas. Ja Mõõkade kuningas on siis siuke hästi sihikindel, enamasti edukas inimene, aus, õiglane. Tema nagu üks siuke iseloomujoon võib siis olla see, et Mõõkade kuningas on natukene siuke otsekohese ütlemisega või ennast kehtestav. Et mingi isik võib teie suunas siin tulla ja selles mõttes, et Mõõkade energia, eks ju, et see on tõesti see suhtlusenergia, aga meil oli siin üleval see Mõõkade rüütel võimalustes. Ja rüütlist areneb ikkagi välja kuningas. Ja võib olla niimoodi, et siin minevikus midagi läks halvasti, keegi rääkis kellegist midagi halvasti, aga keegi on siin nagu arenenud. Ja see inimene võib uuesti tulla teie suunas. Ma ei tea, mida see täpselt siin nagu tähendab teile Jäärad, aga tundub. Ja siin võib mingi suhtlus ka siis nagu areneda, et võimalusi on jällegi palju. Vaatame, mis on hirmud lootused siin Jäära jaoks. Hirmud lootused Jäära jaoks. Ahah, tahtis 2 kukkuda, aga hea küll. Võtame ühe ikka. 1 hirmud lootused Jäärale. Kas on hirmud lootused tulemas? Ja vau, tuleb siit müntide 9, mis on siis ülimalt positiivne kaart ja räägib edukusest ja võidukusest ja saavutusest ja eluga rahulolust ja luksuslikust elust, eks, et kellegil võib siin olla hirm, et tal ei ole võimalus saavutada seda, mida ta soovib saavutada, aga samas lootus on see, et tulemuseks võib tulla hoopis midagi paremat, kui te arvata oskate. Et ei maksa siin võib-olla liialt palju muretseda, et see lugemine ei ole üldse nii halb. Ja vaatame, mis on siin lõpptulemus, mis on lõpptulemus tulemas Jäärale. Augusti Jäärale, mis on tulemas, lõpptulemus, kuu energia. Ja tuleb siit müntide 10 ja väga huvitav, et just tuli müntide 9, eks ju, ja müntide 10 järgi ja 2 kõrvutikust kaarti mündimastis ehk siis külluslikud viljakad, hea õnnega tsüklid peaks siin Jäära pool olema teel. Kui karikate 10 on väga hea pereõnne kaart, siis tegelikult ka müntide 10 öeldakse, et on väga hea nagu pereõnne kaart. Et see näitab sükest üldist küllust ja külluse energia on ka armastuse energia ja viljakus võib siis tähendada ka rasedust, et ikkagi see rasedus on siin ka kellegil sees, võib olla siin nagu minevikus tagasi tulev inimene, kes on nagu arenenud. Samas natuke peab selles mõttes ettevaatlik olema, et siin nagu see Mõõkade 5 energia, see kuulujuttude levitamine, see ei ole nagu üldse hea. Et keegi on siin natukene midagi pahasti ka teinud ise nagu. Võib-olla on see nii, et te ise levitasite kellegi kohta mingit kuulujutte, aga keegi ei olnud piisavalt arenenud või ma ei tea, nüüd on või... Väga huvitav lugemine. Igal juhul Jäärad, kindlasti kasutage Kuutaro kodulehte, tasuta kalkulaatorid, arvutage enda asju välja. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele sõnnidele ning vaatame, mis see august on siis teile toomas. Kõigepealt võtame üldenergia. Üldenergia sõnnile augustikuuks. Mis on sõnnide üldenergia?
ja tuleb siit sõnnidele välja anda karikate 2, mis on ülimalt hea sidemete ja suhete loomise kaart, mis ütleb, et kokku saavad või kokku on saanud 2 inimest, kes justkui täiustavad üksteist. Nad on mingis mõttes erinevad, aga samas hästi sarnased. Et siuke huvitav, hästi hea nagu partnerluse energia. Võib see olla sõprusside, aga kindlasti romantiline on ka siin hästi tugevalt õhus. Vaatame, mis on minevik sõnnile. Mis on sõnni minevik? Hopsti, ja tundub, et see on juba teie elus olev inimene sõnnid, sellepärast, et on siin väljas karikate äss mineviku energias. Näitab see siis mingit armastust, romantikat, muidugi hästi palju nagu emotsioone. Ilmselt siis ikkagi positiivseid emotsioone siin näitab, et karikas ajab nagu üle. Et kas siis tõesti tundub, et siin minevikus, mulle tundub, et siin on võib-olla mitte kõikide sõnnide lugemine on siit tulemas, et siin on mingid teatud inimesed, kes on just siis hiljuti leidnud enda ellu justkui siukse uue armastuse. Võib siin olla raseduse energiat ka õhus selle karikate ässaga, kuigi see on mineviku energia. Vaata, mis on hetkeolukord sõnnile. Ja tuleb sauade 2, see on nüüd huvitav, sest ennem juba oli siin 1-2 väljas, et tundub, et siin on valikuid kellegil. Ja sauade 2 ongi rohkem siuke nagu valiku ära tegemise kaart, et ta on ühes sauast haaranud, teise jätnud selja taha, tal on kindel eesmärk liikuda kuhugi suunas edasi. Sauad on aktiivsed energiat, see tähendab liikumist, eks ju. Tal on siin see gloobus käe peal, ta vaatab kaugusesse, see võib tähendada ka mingit pikema vahemaaga sidet või suhet, võib tähendada reisimist, kolimist, mingit teekonna ettevõtmist, aga tundub, et keegi on teinud ära selle otsuse või valiku. Vaatame, mis on võimalused sõnnile. Võimalused sõnnile hopsti. Siit tuli päris palju ja tegelikult ei tahaks nii palju võtta, aga laua peale jäid armastajad ja karikate 3. Ja ütleme niimoodi, et karikate 3 on väga hea siuke nagu sõprussidemete kaart ja ta räägib pidustustest ja tähistamistest. Aga nüüd see on huvitav, sellepärast et üldenergias meil oli karikate 2 ja see tähendab seda, et meil on 2 järjestikust kaarti samast mastist. Ja kui niimoodi kaardid lauale tulevad, siis tegelikult peaks see tähendama selle kaardi aspektis siukest nagu arenguenergiat. Ja tähendab, et toimub kellelgi mingi romantiline või emotsionaalne areng, muidugi siin see armastajate kaart, hingesugulusside ja kaksikleek. Kaksikleek on muidugi see, millega peab ettevaatlik natukene olema. Aga hingesugulusside on ja juba karikate 2K ja minevikus see karikate äss. Et võib tähendada ka siin seda, et keegi võis tutvuda või võib tutvuda mingite pidustuste tähistamiste käigus mingi uue huvitava inimesega. Et hästi tugevalt on siin see praegu õhus, et mingi hiljutine tutvumine. Vaatame, mis näitab lähitulevik sõnnile. No nii, siin võib hoopis olla mingi siuke teema, et mingite sõpradega pidustuste tähistamiste käigus võib keegi kedagi petta. Mul on siuke tunne, sellepärast, et lähitulevikku näitab karikate 5 ja karikate 5 on natuke siuke pettumise või solvumise kaart. Ta räägib nagu minevikule tagasi vaatamisest, et keegi hoiab kinni midagi, mis oli minevikus hästi nagu negatiivset. Ja tegelikult see kaart ütleb, et peaks nagu lahti laskma ja liikuma edasi, sest ees ootavad uued võimalused ja valikud. Aga ma ei tea nüüd, mis energia see on, mida siin keegi nagu taga nutab. Et justkui kõik oli nagu hästi, aga siis järsku tuleb lähitulevikus ja karikate 5. Et tasub siin igast mingite siuke petmiste ja asjade juures ettevaatlik olla, et kui ka teie ellu tuleb uus inimene, siis tehke kindlaks, et sellel inimesel ei ole tegelikult olemas partnerit. Siin võib siuke asi ka olla. Vaatame, mis on teie enda energia augustikuuks. Sõnnide enda energia augustikuuks. No tundub, et tunnete ennast hästi, sest tuleb välja müntide 9 ja see on siuke eluga rahul olev kaart. See on rikkalik, külluslik, luksuslik põhimõtteliselt isegi. Tähendab head õnne, mingit siukest mõnusat loovuse energiat, mingid rahaasjad, materiaalsed asjad võivad siin augustis teie jaoks kindlasti nagu areneda ka. Ta on natukene siuke nagu üksik kaart, aga samas ta on nagu rahul olev kaart. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad energiat sõnni jaoks. Ja tuleb teile siit sisse õnneratas. Ja õnneratas on siuke kaart, mis ütleb, et ärge liiga kauaks jääge nagu siukse mugava koha peale seisma, et siis võivad mingid asjad hakata teie jaoks ära lõppema. Aga kui te kogu aeg nagu vaikselt tegutsete edasi, siis võib saata teid hea õnn. Et õnneratas, ratas käib nagu nii, eks ju, ringi ratast läheb ja tuleb, aga selles mõttes pigem tasub siin nagu tegutseda, et saada siis mingeid võimalusi, valikuid, mis iganes. Ma ei tea, kuhu suunas te täpselt liigute, aga ei tundu siin asi olevat hull, kuigi siin see karikate 5 natukene on pettunud mingite mineviku olukordade pärast. Vaatame, mis on hirmud lootused sõnni jaoks. Hirmud lootused.
ja tuleb välja siis müntide 7. See on huvitav, et tuleb siia hirmud lootustesse välja müntide 7, sest enda energia oli siin all just müntide 9. Müntide 7 on muidugi selline kaart, mis ütleb, et te peaksite hakkama nägema mingeid tulemusi. Ja ei ole vaja ka liigselt palju nagu kiirustada. Samas just oli kaart meil, mis ütles, et on vaja nagu ikkagi tegutseda, et koha peal ei tohi jääda ka seisma. Et te võib-olla midagi siin kardate, võib-olla on need mingid materiaalsed asjad, mida te kardate. Ma ei tea, mis siin täpselt veel võib olla nagu, et siin on hästi tugevalt just inimese suhte energia, et kindlasti ärge, et kui vaatate nüüd seda taro ja teil on hea suhe ja side, siis kindlasti ärge hakake kahtlustama enda partnereid, aga siin natukene on üleval mingi siuke, et pidustuste tähistamiste käigus on mingi armastajate energia, kui küldenergia oli karikate 2. Aga võivad asjad just kellegi jaoks hoopis areneda ja võib kellegi lihtsalt minevikus olla midagi selle karikate 5-ga ja 5-ga tuleb tegelikult natukene juurde ka, kui nüüd ainult siit põrandalt selle kätte saaks, sest viimase kaardina tuleb välja siin sauade 5 ja tegelikult selle kaardiga natukene tasub ikkagi lõppkokkuvõttes sennidel siin ettevaatlik olla, sest sauade 5 ta ei ole meeletult kuri kaart, aga ta ei ole positiivne kaart, ta tähendab siukest nagu võitlemist või võistlemist, ta võib tähendada nagu konkurentsi, võib tähendada pisikesi ärritavaid sündmusi või tagasilööke, aga ta on ikkagi aktiivne, loov ja kirglik energia nende sauadega, mis näitab nagu tegutsemist mingi eesmärgi nimel, et see võib tähendada siin, et teil on nagu konkurentsi mingis kas siis karjäärialases olukorras või romantilises pooles, et siin on mõlemad nagu olemas. Aga võib-olla jah, ärge laske liigselt ennast nendel 5 siin maha tõmmata, et võib-olla hoopis see 5 või 55 on teie jaoks mingi tähtis number, võib-olla on teil elude number 55 on ju. Aga kokkuvõttes ma arvan jah, et siin peate lihtsalt ennast usaldama ja tegutsema ja kui on seal mingid mineviku asjad, mida ise teate, et on teil vaja ära lahendada või ei ole lahendatud, siis tasub sellega tegutseda. Muidugi arvutage välja endale kindlasti, mis on teie tähtkujud ja numeroloogilised tähendused, et kellegi elutee number võib seal 5, eks ju olla. Minge siis kuutaro369.ee kodulehele ja seal saate tasuta seda teha. Aga oli meeldiv seni ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaksikutele ning vaatame siis üle, mida see 2026 august on teile toomas. Kõigepealt võtame üldenergia kaksikule. Mis on üldenergia kaksikule? Ja kaksikud tuleb teile välja armastajate kaart. Nii et augustikuu võib kaksikute jaoks olla täis siis romantikat. See võib olla nagu siuke nagu ka sõprussideme või suhtekaart. Hästi positiivne nagu hingesugulusside võib siin 2 sõbra vahel ka olla. Aga ta ikkagi võib ka tähendada romantikat ja muidugi võib siin olla ka kaksikleek, eks ju, et kaksikleek on võib-olla mingi siuke kirglik asi, aga see võib olla see, et see tuleb teie ellu, et teile midagi õpetada. Täpselt ei tea, mis siin kellegi jaoks on, eks ju, inimesed on erinevad, vanused on erinevad, võimalusi on palju igal juhul, aga üldplaanis see on ikkagi siuke nagu positiivne nagu pere või armastuse nagu energiakaart. See on numbriga 6 ja 6 tähendab siis numeroloogias siukest pereenergiat. Vaatame, mida näitab lähiminevik kaksikule, et kellegi jaoks võib see olla siuke nagu ka lapsega mingi energia, et kas on lapsega tugev spirituaalne side või siis on kellelgi tõesti rasedus, eks ju. Ja tuleb siin minevikku mõõkade 4, mis tähendab siin tegelikult seda, et minevikus siin kaksikud on tegelenud mingite vanade asjade lahti laskmisega, vanade hirmude vabastamisega võib-olla, eks ju. Mõõgade mentaalsed kaardid, suhtlevad kaardid, eks ju. Et võis siin keegi vabaneda ka mingist negatiivsest suhtlusest, et siin 3 mõõka on nagu selja peal, 1 on siin nagu justkui selja all maha maetud, vaata. Et ma ei tea, mis seal täpselt toimub, aga see on natukene ärevuse ja stressikaart ka, aga see kaart ütlebki, et kui te tegelete iseendaga, annate iseendale aega ja elate natukene ka iseenda nimel, mitte kogu aeg teiste nimel, siis te suudate vabaneda mingitest hirmudest või mingitest mentaalsetest energiatest võib-olla. Vaatame, mis on hetkeolukord. Kaksikute hetkeolukord ja hüppab siit välja hopsti mõõkade emand. Ja tundub, et need mõõgad siin kaksikule meeldivad. Muidugi õhumärk, eks ju, suhtlus. Täpselt kaksikute teema tean ise väga hästi. Muidugi mõõkade emanda nüüd üks väike miinus on see, et mõõkade emand võib vahepeal olla iseendaga liiga karm. Et kui see on teie enda energia siin, siis ärge olge iseendaga liiga karmid. Muidu siin on piisavalt nutikust, ausust, õiglust, siukest tegutsemist, et mõõkade emand on hästi siuke iseseisev emand.
emand, et ta saab ise väga hästi enda asjadega hakkama, ta tihti ei vaja mingit toetust. Aga aus suhtleja või otsekohene ütleja, eks ju, vaatame, mis on siin võimalustes. Et ma ütlen, et see mõõkade emand võib siis olla teie enda energia või siis mingi sihuke austaja partneri lähedase isiku energiakaart ka. Et siin on võimalusi, et keda te selles kaardis ära tunnete, eks ju, kui tunnete ennast, siis ennast ja kui kedagi teist, siis kedagi teist. Ja läheb see nüüd põnevaks, sellepärast et võimalustesse tuleb mõõkade emand üles mõõkade kuningas. Ehk siis kaks võimekat õhumärki võivad siin moodustada mingi paari või liidu, eriti kuna siin on all see armastajate kaart. See võib olla siis mingi koostöö, samas see võib olla tõesti sihuke romantiline, et nagu ideaalsed inimesed leiavad üksteist. Mõõkade kuningal on põhimõtteliselt samad omadused, mis mõõkade emandal, lihtsalt mõõkade kuningas on nagu meesenergia, mis on natukene siuksem järsum. Võib-olla see otsekohene ütlemine, et hästi terava keelega võib olla mõõkade kuningas, eks ju. Et noh, siin läheb põnevaks. Siin läheb väga põnevaks, sest siin on kindlasti kaks isikut, eks ju, ja see armastajate kaart. Vaatame, mida näitab lähitulevik. Lähitulevik kaksikutele. Ahaa, aga tuleb siit välja müntide 3. Ja müntide 3 võib tähendada väga head siis sükest nagu materiaalset energiat, aga ta tähendab ka koostööd. Mis siis ütlebki seda, et kui te soovite enda olukorras kiiremini areneda, siis tasub teha nagu koostööd. Et see toob jälle selle nagu äri aspekti siin mängu. Et siin mõõkade kuningas ja mõõkade emand võivad ka üksteise jaoks olla ideaalsed äripartnerid näiteks. Et siin on siuke võimalus ka täiesti olemas. Ja müntide 3 ütleb, et ärge üritage üksi nagu läbi suruda, et küsige abi, küsige nõu ja teile antakse põhimõtteliselt. Et inimesed tulevad teiega kaasa või on valmis teiega koos tegutsema. Et selles mõttes väga-väga hea energia nüüd selle müntide 3-ga, eriti siis töö ja raha ja mingid siuksed suhted. Vaatame, mida näitab teie enda energia. Kaksiku enda energia siin augustikuuks. Tuleb karikate 8. See natukene ütleb, et midagi siin ikkagi minevikus on, millest oli võib-olla raske eemalduda või lahkuda või... Sest täpselt mul selle mõõkade 4-ga oli ka siuke tunne, et keegi nagu lasi lahti mingist raskest energiast või isikust. Ja no karikate 8 ütlebki nagu, et see on nagu siukse uue või elutee või elumõtte poole liikumise kaart, aga et saaks sinna poole liikuda, peab lahti laskma milleski negatiivsest või toksilisest teie elus, eks ju. Ükskõik, mis see siis teie jaoks on, kas inimene, harjumus, mis iganes, hirm on ju. Et noh, see on seotud tihti emotsiooniga, et mingid negatiivsed emotsioonid siis minevikust, aga tegelikult siin tundub, et siin pildi peal ka see inimene on juba hakanud nagu liikuma. Et ilmselt on siis see halvim juba nagu seljatatud. Vaatame, mis on siit väljaspoolt tulevad jõud ja tuleb siit sisse müntide 4, mis on nüüd eriti positiivne, sellepärast et meil oli lähitulevikus müntide 3 ja niimoodi 2 kõrvutist kaarti ja veel mündid, eks ju, ja just rääkisime sellest nagu tööenergiast, et see müntide 4 annab hästi palju siukest stabiilsust ja turvatunnet. Ta muidugi soovitab ka ettevaatlik olla petturite ja varguste eest nagu, et olge nagu tähelepanelik, ärge liigselt palju usaldage nagu kõrvalistele isikutele enda mingeid tähtsaid andmeid, aga üldplaanist ütleb, et kui te oskate enda rahaasjadega hästi nagu ümber käia, siis te suudate saavutada hästi stabiilse ja turvalise nagu keskkonna iseenda jaoks. Et väga-väga positiivne siin kaksikule. Vaatame, mis on hirmud lootused ja väga kiiresti tuli siit hopsti välja müntide 10. Et tundub, et tahab siia neid münte nüüd nagu tulla, kinnitamaks seda, et siin on võimalus ka kahe ideaalse nagu äripartneri vahel, mitte ainult siis sideme või suhte energiat. Müntide 10 näitab siis ülimalt külluslikku või viljakat uut tsüklit ja noh, rahaenergia muidugi selle müntidega, aga see on alati olnud ka hea siuke külluse kaart ja küllus on ka armastuse energia ja viljakus võib tähendada ka rasedust ja armastajate kaardis on ka see raseduse võimalus, et mitte küll kõikidele kaksikutele siin, eks ju, aga teatud kaksikute lugemises siin on nagu rasedus sees. Teistel on siin mingid tööalased arengud kindlasti, eks ju, noh, võivad olla ka mõlemad. Et võimalusi on palju, inimesi on palju, kuidas kellelegi ja mis asjad siin täpselt resoneeruvad. Igal juhul lootused on head, hirmud võib-olla lihtsalt kardate midagi kaotada, lihtsalt peate olema natukene ettevaatlikum, ei tohi liigselt palju ka usaldada mingeid võõraid ja isegi mõnikord lähedasi isikuid, et mingid rahaasjad ei ole kunagi hea kegata nii-öelda. Vaatame, mis on siin lõpptulemus kaksikutele. Mis on siin lõpptulemus kaksikutele? Ja noh,
Lõpptulemus tuleb muidugi huvitav, sellepärast et lõpptulemus on mõõkade 7 ja negatiivse poole pealt võib see mõõkade 7 tähendada mingit sihukest pettust, vargust, saladust. Aga noh, jällegi teiselt küljelt ta on sihuke nagu taktikalise käitumise kaart või et see kaart võib lihtsalt öelda nagu seda, et kui te siiamaani ei ole olnud edukas enda olukorras, et siis lähenege mingi täiesti uue taktika või lähenemisega sellele olukorrale ja see toob kaasa selle mingi kiirema edukuse. Et võib-olla just ongi see, et kaksikud te olete siin nagu maru pikalt üritanud ise üksi midagi nagu läbi ajada ja tegelikult peaksin küsima nagu mingit abi või tegema kellegi teisega nagu koostööd ja see võib asju nagu palju kiiremini hoopis liikuma panna. Ja energia ei ole siin nagu halb, aga tundub, et siin mingid nagu iga mingi paari kaardi tagant andis ka jälle mingi väikse siukse, mitte nüüd kõige negatiivsem, aga ikkagi väikse negatiivse siukse pushi ka need kaardid, et midagi siin on, võib-olla midagi minevikust, mis on lahendamata, mingi suhtlus võib seal ära lahendada, aga igal juhul mõõkade kuninga ja mõõkade emanda siuke nagu koostöö võib siin väga hea olla, eriti siis tööalaselt mulle tundub nende müntidega, sest just müntidel on see 3 ja 4 nagu arengu energia. Aga igal juhul arvutage välja enda numeroloogilised tähendused, astroloogilised tähendused, päikse, kuu tõusu, Veenuse märgid, kuutaro369.ee, saate seda kõike tasuta teha. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele vähkidele ning vaatame siis üle, mida see augustikuu on toomas teile. Kõigepealt võtame siis üldenergia ja üldenergia vähile augustikuuks, mis võib tulla üldenergiaks vähile augustikuus. Keel läksin sõlme ja võib-olla just sellepärast, et tuleb üldenergiasse välja meil täna esimene äss. Ja karikate äss siis üldenergiana tähendab vähile tõesti mingit positiivset, emotsionaalset või romantilist energiat. Siukest rahulolu, turvatunnet, just hästi palju rõõmu, et ma ei tea, kas te olete siin väga heas suhtes sidemes, on tulemas teie ellu siuke uus suhe või side või on see hiljuti tekkinud midagi. Võimalusi on palju, võimalused on positiivsed, kellegi jaoks võib ka olla raseduse kaart. Vaatame, mida näitab lähiminevik. Lähiminevik vähile. Lähiminevik ja näitab siin karikate kuningat, väga siukest spirituaalset meesenergiat, alati ei pea see tähendama meesterahvast, aga enamasti ikkagi kuningad on pigem meesterahvad, see on võib-olla siuke 70, 30, 80, 20 isegi pakun, aga karikate puhul just see on natukene suurem, see on hästi eluküps inimene, võib-olla siuke hästi avatud meelega, hindab olukordi kaine meele mõistusega, tegemist nüüd on muidugi hästi emotsionaalse ja spirituaalse inimesega, aga see inimene peaks oskama ka seda nagu väga hästi kontrollida või võib-olla varjata, et väga-väga huvitav, mingi tugeva intuitsiooniga nagu mees energia, hästi spirituaalne. Võib siis olla tõesti kas teie enda mingi energia, mille te olete saavutanud minevikus või on siis see inimese energia, kes on teie ellu tulnud minevikus. Vaatame, mis on siin hetkeolukord vähile. Hetkeolukord vähile ja hüppab siit välja pakk kaarte, aga siin 4 kaardi peal on täpselt kaart, mis on number 4, ehk siis mõõkade 4 on hetkeolukord võib-olla siis vähile. Mõõkade 4 on tegelikult siuke nagu mineviku hirmudest vabanemise kaart, et temas on natukene siukest ärevust, aga see kaart ütlebki, et kui te pühendate rohkem aega iseendale või elate ka rohkem iseenda nagu nimel, siis on võimalus siin vabaneda nendest mingitest mineviku hirmudest või halvadest sidemetest või suhtlustest, sest siin tundub, et keegi on vabanemas mingist halvast sidemest või suhtlusest või millegist sellisest. Et natukene on siuke ka negatiivne energia mõõkade 4-l, aga mitte midagi liiga hullu. Vaatame, mis on võimalused vähile, mis on vähivõimalused siin augustikuus. Ahaa. Ja tuleb siin vähile sisse siis müntide poiss või müntide rüütel, tähendab, rüütel on siis võib-olla austaja kaart, ei pea alati olema. Kui ta on teie enda energiakaart, siis tähendab seda, et tempo on aeglane, aga tuleb olla järjepidev. Et mingid asjad teie jaoks tegelikult kindlasti juba arenevad, sest müntide rüütel on küll kõige aeglasem rüütel, aga ta on ka kõige töökam ja kõige viljakam rüütel. Et see kaart tähendab igal juhul nagu arenguid, aga võib-olla siis teie jaoks aeglaseid arenguid. Kui see on siuke austaja partneri energiakaart, siis tähendab seda, et inimesel võtab nagu millegipärast rohkem nagu aega, et teieni jõuda või keegi on ennast üles ehitamas, et siis saaks tulla teie suunas. Et midagi siukest siin nagu on. Vaatame, mis on võimalused. Kindlasti on siin ka mingid tööalaseid võimalusi selle mündikaardiga, aga vaatame ja tuleb siit
lähitulevikku välja siis keisrinna kaart ja keisrinna on nüüd 100% naisterahva energia. Et kui siin keegi oli minevikus spirituaalses meesenergias ja läks sellelt üle naisenergiale, siis see on ka mingis mõttes mingi võimalus. Aga pigem siin tundub ikkagi, et nagu kaks isikut on ja naine tundub siis olevat eriti sihuke võimekas, viljakas, see on sihuke nagu luksusliku elu kaart põhimõtteliselt või eluga rahulolu, kõigega toimetuleku kaart, ülim nagu rahulolu isegi. Ja kõige rohkem võib see kaart tähendada ka rasedust, sellisel juhul muidugi võib see olla kellegi jaoks ka sihuke nagu ema energia, et mingid suhtlused või sidemed emaga võivad siin tähtsad olla. Ja muidugi võimekas ülemuse energia on ka siin kellegi jaoks õhus, muidugi meeste jaoks võib see olla sihuke hästi viljakas austaja partner. Vaatame, mis on teie enda energia, mis on siin vähkide enda energia, mis on vähkide enda energia augustikuuks. Naistel jah on siis võimalik see keisri või keisrinna energia saavutada iseendale, et see on nagu naiste jaoks natukene positiivsem lugemine. On siin muidugi enda energias välja tulemas ka armastajate kaart. Et väga huvitav vähid, kas teil võib olla kokkupuude siin äkki eelneva kaksikuga või oli see sõnn või kellelgi oli nagu suhteliselt sarnased kaardid. Aga armastajate kaart, ta näitab hingesugulust sidet, eks ju, sükest partnerlust, et see võib väga hea olla, aga siin võib ka olla nagu kaksikleegi sidesuhe kuskil peidus, mis võib tähendada sükest hästi kirglikku energiat, aga sellega seoses ka nagu rasedust. Et jällegi nagu kaks kaarti viitavad rasedusele, et võib siin tulla vähkidele mingid beebi uudiseid, samas peate olema nagu ettevaatlik, et ei asu vahekorda siis ilma kaitsevahendita mingi uue isikuga, sest siin võib olla kellelgi võivad olla mingid kahtlased plaanid nagu. Et selles mõttes natuke tuleb olla ettevaatlik, samas kuna teil üldenergia oli karikat äss, siis tundub, et kõik on väga positiivne. Lihtsalt alati ei tasu roosad prillid ees nagu ringi käia, eks ju. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad energiad. Ja hopsti, tuleb siia välja tegelikult üks minu lemmikuid kaarte, mis on siis lõvikaardi jõud. Ja see kaart tegelikult ütleb, et te saate ise kõigega väga hästi nagu hakkama, et ei ole vaja siin justkui midagi karta. See kaart ütleb, et kui te ise tegutsete ja alla ei anna, siis ei ole võimalust nagu kaotada, aga te peate tegutsema. Ta võib tähendada pisikesi tagasilööke või ka ikkagi kodaratesse, aga see kaart ütleb ka seda, et ärge liigselt palju pange tähele, mis nagu üritab teid häirida ja seda lihtsamini te sõidate nendest probleemidest üle või mööda või ümber. Et võib-olla siin mis iganes keegi inimene üritab nagu halvustada teie mingit suhet või olukorda või ja ärge pange lihtsalt tähele, vaata, et selle inimese eesmärk ongi saada teilt seda reaktsiooni, et te lähete närvi selle peale. Nüüd vaatame, mis on hirmud lootused vähile, mis on hirmud lootused. Ja hirmud lootused tuleb välja müntide 2, ehk siis siin on mingi valiku võimalus, see on sihuke võimalustega mängimise kaart siis, eks ju, aga võib ta tähendada mingit muutust, võib ta tähendada materiaalset muutust, aga üldse mingit muutust ja see kaart ütleb, et kuna teil peaks olema hea kohanemisvõime, siis tänu sellele võib mingi muutus teile nagu kasuks tulla. Ma ei tea, mis muutus see täpselt on, aga see on sihuke kaart, mis ütleb, et siis pikas plaanis on mingi muutus teile nagu kasulik, eriti materiaalses mõttes. Ja vaatame, mis on lõpptulemus, vähkide jaoks. Mis on lõpptulemus vähkide jaoks? Lõpptulemus vähkide jaoks. Kas tuleb siit veel üks äss? Mis siit tuleb? Vähid? Nüüd? Ei. Ja siiski tuli siit välja 2 kaarti. Hea küll, anname nad mõlemad ära. On siin väljas sauade 3 või tähendab sauade 8 ja müntide 3 ja just meil tuli välja ju müntide 2 ehk siis müntide 2 ja müntide 3, 2 järjestikust mündikaarti peaks tähendama teie jaoks materiaalseid külluslikke viljakaid arenguid ja müntide 3 muidugi iseenesest on väga hea siuke nagu meeskonnatöökaart, mis ütleb, et tehke teiste inimestega nagu koostööd, kui te soovite kiiremini areneda. Ja sauade 8, eks see on just siuke nagu kiirete arengute kaart, kiire tegutsemise kaart, võib tähendada reisimist, kolimist, asukoha muutust, aga see kaart nagu ütleb, et väga järsku võivad siis asjad kellegi jaoks arenema hakata või võib siis väga järsku tulla mingi hästi positiivne nagu uudis. Et see võib olla seotud ka mingite töö ja raha asjadega, et võib midagi väga positiivset väga järsku tulla siis. Üldiselt siis ülimalt hea nagu lugemine. Kindlasti, kui teil ei ole enda tähtkujud kindlad, enda numbrid kindlad, siis kasutage kuutaro369.ee kodulehte, et seal tasuta kalkulaatori ega need endale välja arvutada. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.
Tšau kõikidele lõvidele ja teie sünnipäevakuu august on siis algamas ja vaatame üle, mis on teile tulemas. Kõigepealt võtame siis üldenergia lõvile ja väga kiiresti üldenergiana kukub lõvile välja kuradikaart. Väga huvitav lõvid, kuradikaart, eks ju, võib tähendada siin toksilisi sidemeid, suhteid, halbu harjumusi, sõltuvusi, mingit negatiivset mõtteviisi, hirme, isolatsiooni. Ja võib-olla mingeid illusioone just, et olge ettevaatlikud siin augustikuu jooksul, et keegi ei üritaks teid justkui nagu halvale teele viia, mulle tundub. Et sellega peate siin lõvid ettevaatlikud olema, vaatame, mida näitab lähiminevik, ja näitab karikate 8. Ja karikate 8 on siis justkui selline nagu raske olukorra või millegi nagu selja taha jätmine, et see on elu mõtte või mingi unistuse poole liikumine, aga see kaart ütleb, et selle jaoks, et te saaksite liikuda edasi mingi elu mõtte või unistuse poole, selle jaoks te peate maha jätma midagi negatiivset, mingi negatiivse võib-olla emotsiooni mingi mineviku olukorraga seoses, aga võib-olla ka mingi isiku või suhte, eks ju, kus on siin mingi toksiline energia, kui kellelgi on, aga kellegi jaoks võib see olla mingi sõltuvus. On ju. Aga tundub, et te olete hakanud liikuma selles suunas, et karikate 8 peal inimene liigub. Vaatame, mis on hetkeolukord lõvidele. Hetkeolukord. Ja tuleb siit välja karikate poiss. Hästi nooruslik energia, kellegi jaoks võib tähendada nagu mingit lapse energiat, et kellelgi võib siin emotsionaalne laps olla, võib-olla spirituaalne laps, aga samas ka näitab see sihukest intuitsiooni, sisetunde usaldamist, et kui teil on mingi sisetunne, siis tihti tasub seda sisetunnet pigem usaldada, sest tundub, et see kaart just ütlebki nagu, et teie sisetunne ei peta teid, et võib-olla siin, kui te tunnete teatud isikute juures sihukest nagu kahtlast energiat, siis võib-olla nendest isikutest tasub natukene nagu eemale hoida. Vaatame, mida näitavad siin võimalused, mis on võimalused lõvile. Muidugi karikate poiss siin hetke energias võib kellegi jaoks tähendada ka lapse asemel hoopis nooremapoolset austaja energiat, nooremapoolset romantilist siis austajat. Et selles mõttes hea kaart ja võimalustes näitab siis ülempreestri rinnat, mis on siis hästi tugev sihuke naiselik spirituaalne energia. See on siis numbriga 2 suures arkaanis ja 2 on naisenergia kaart. Muidugi näitab see emotsioone. Siin on muidugi see taro, eks ju, ajalehe peale kirjutatud teistpidi tähtedega, et võib siin olla nagu läbi taro saate kas väga täpseid sõnumeid või on keegi siin tarolugeja, võib-olla olete ise, võib-olla on mingi austaja teil tarolugeja. Võimalusi siin on nagu palju, et siin on sihukest müstikat hästi palju või salapära, te võite midagi avastada või midagi teada saada. Või on see sihuke nagu salakavaluse kaart, et keegi peab mingis olukorras hästi targa otsuse või käigu tegema. Et sihuke huvitav energia, aga millegis, see võib olla hästi suur sihuke nagu just eneseavastuse kaart, et mingis olukorras te olete võib-olla jõudmas hästi tugevalt mingile selgusele. Vaatame, mis on lähitulevik lõvidele. Ja tuleb siit välja müntide poiss, ehk siis 2 sihukest nooruslikku energiat juba, väga hea kooslus, ütleme niimoodi, et mündid tähendavad siis mingit väga head võimalust või mingit valikut või olukorda, kust on siis võimalik nagu härja sarvist haarata põhimõtteliselt ja see olukord nagu enda kasuks ära kasutada, võib olla siin mingi materiaalne võimalus, samas jällegi võib siin olla sihuke tugev austaja energia, kellelgi võib olla hästi viljakas austaja. Võimalusi on palju jällegi, eks ju, ja võib see tähendada igatpidi mingeid tööalaseid olukordi või mingit isegi oma äri või mingit uut asja, sest see on hästi nooruslik energia, värske energia. Et võib ka tähendada, et kellelgi tekib siin mingi väga hea nagu äriidee. Vaatame edasi, mis on lõvide enda energia augustikuuks. Siiamaani tundub hea, välja arvatud see üldenergia ja minevik natukene, eks ju, aga enda energia augustikuus, müntide kuningas, tugev, kindel, stabiilne, usaldusväärne, tundub, et lõvid tunnevad ennast hästi, mündid näitavad jällegi häid koostöövõimalusi, võivad näidata head õnne, aga üldiselt need on siuksed väga head nagu loovad ja püsivad energiad. Et mulle tundub, et augustikuus lõvi saab tunda ennast hästi. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad energiad. Ja väljastpoolt
Vau, väljast poolt on tulemas siin lõvide suunas keisri kaart. Nüüd see on huvitav, sest keisri energia on 100% meesenergia kaart, et see tähendab ainult meesterahvast või siis mingit võimuorganisatsiooni. Et osad lõvid peavad siin nagu augustis ettevaatlikud olema, kui nad on mingeid pättusi teinud, siis võib olla siin kokkupuuteid võimuorganisatsioonidega. Samas, kui nüüd on võimalus, et see on niisugune isakaart või ülemuse kaart ja lõvide enda energia on siin müntide kuningas, siis võib siin augustikuus tulla mingi väga hea koostöö pakkumine ka lõvide jaoks. Ja võib see olla siis seotud mingi võimeka meesterahvaga, et ta ei pea olema vanem meesterahvas, ta on lihtsalt mingi arukas meesterahvas, keegi võib teile head nõu ka anda. Võib ka muidugi tähendada suhteid isaga, et nagu ma ütlen, võimalusi siin jälle on. Ma ei tea, kuna see on väljaspoolt sisse tulev energia, siis ma kahtlen, et siin müntide kuningas saab üle minna sellesse energiasse. Mingi väike võimalus võib-olla on, aga pigem ma ootaks seda, mida ma just rääkisin. Vaatan, mis tuleb hirmud lootused lõvidele ja kas oli surmakaart. Ja täpselt nii, skorpioni kaart surm ja surm tähendab siis põhimõtteliselt seda, et mingi pikem tsükkel teie elus on lõppenud või lõppemas ja on algamas täiesti uus tsükkel, kus on uued maailmavaated, uued sihid, täiesti mingi uus nagu nägemine justkui või aru saavad nagu asjadest või kuidas asjad toimivad. Tean ise seda tunnet mingis mõttes päris hästi ja see surmakaart ütleb niimoodi, et te võib-olla hetkel kardate, et ei tea, mida nagu tulevik ees ootab, aga seal võib olla midagi palju paremat, millele te üldse hetkel ei oskagi nagu mõelda või unistada. Et hästi tähtis siin tundubki lõvide jaoks see minevikust lahti laskmine, nagu sellest toksilisest energiast eemaldumine. Ja mis on siin tulemas lõpetusena, mis on tulemas ja mis sealt maha lendas nüüd? Ja hopsti. Ja mis sealt on siis tulemas ja on lõppemas ära lõvide jaoks see sauade 10. Ja noh, sauade 10 on siis selline nagu raske koorma kandmise kaart. 10 räägivad alati mineviku tsüklitest ja nende lahti laskmisest ja uute alustamisest ja see on just siuke raske tsükli vabastamise kaart. Te vabanete mingist murest või koormast ja võib-olla te olete liialt palju jooksnud siin nagu teiste nimel ringi ja teinud asju, et teistel oleks hästi, aga tundub, et te nagu vabanete nüüd mingitest teatud muredest või koormatest ja saate nagu hakata veits kergemini liikuma. Et ilmselt tuleb ikkagi siuke aktiivne, kirglik ja loov tsükkel, kus te peate nagu tegutsema, aga ei ole nii palju enam mingeid muresid või koormaid ja tõesti siin on võimalus, et tuleb mingi väga hea mingi koostöö pakkumine või sest see müntide poiss, eks ju, räägib, et haarake mingist võimalusest ja väljast poolt tuleb nagu keisri kaart, mingi vanem meesterahvas, keegi võib siin teha mingi hea pakkumise. Väga huvitav. Lõvid, kindlasti vaadake kuutaro369.ee kodulehelt, arvutage välja, mis on teie astroloogilised märgid, mis on teie numeroloogilised tähendused. Seda saate teha seal kõike täiesti tasuta, link on video all olemas, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele neitsidele ning vaatame siis üle, mida see augustikuu on toomas teile ja kõigepealt võtame siis üldenergia. Mis on neitside üldenergia augustikuuks? Kolinad ja mürinad tundub ülevalt korruselt tulevat, aga teile tuleb välja siis karikate 7, mis on suurte ootuste ja lootuste kaart, aga mitmete võimaluste ja valikute kaart ja ta kindlasti ütleb, et kõik valikud või võimalused, mis teie suunast tulevad, ei pruugi head olla. Ta natukene hoiatab teid, et te teeksite hoolikalt läbimõeldud otsuse või valiku, et mitte korrata mineviku tsüklit. Et natukene peate siin ettevaatlik olema augustikuus. Vaatame, mida näitab minevik, lähiminevik neitsile. Lähiminevik neitsile. Ja tuleb siit neitsile välja mõõkade 6 ja tähendab seda, et neitsi on läbi käinud mingi raske teekonna. Ta on sellest välja tulnud ja liikumas edasi. Samas keegi vaatab siin natukene liiga palju tagasi. Et see kaart soovitab mitte liigselt palju keskenduda mineviku nagu vigadele või raskustele. Et ta on raskuste ületamise ja seljatamise kaart. Et see tähendabki just seda, et see raskus on juba möödas. Et te peate küll analüüsima, mis läks nagu valesti, aga te ei tohi liigselt nagu olla kinni mingites hirmudes või mingis negatiivses nagu mõttemaailmas, et hästi mentaalsed kaardid on need mõõgad. Vaatame, mis on hetkeolukord neitside jaoks, hetkeolukord. Ja tuleb hetkeolukorda välja sauade 3 ja sauade 3 on siis justkui uue teekonna algus. Ta tähendab ka jälle mitmeid erinevaid valikuid või võimalusi, aga see kaart just räägib eelkõige siis sisetundest.
ja see kaart justkui ütleb siis, et minge sisetunde järgi, sest sisetunne juhatab teid õige teeni. Et teil tuleb siin ennast rohkem usaldada, aga ka tegutseda selle sauaga, eks ju, aktiivsus, loovus, kirglikkus. Ja teil tuleb minna selle sisetunde või intuitsiooni järgi, sest ilmselt seal ootab teid siis mingi õige valik. Aga tundub, et keegi on siin nagu ka otsustanud, et 2 saua on selja taga, ühest sauast hoiab kinni. Vaatame, mis on võimalused neitsidele, mis on võimalused neitsidele. Kas neitsil on siin mingeid võimalusi, mis need võimalused siis on? Ja mingi võimalus on ja tundub, et see võimalus on karikate kuningas, ehk siis kas on võimalik endal saavutada see energia või siis võib teie elus olla või tulla selline isik. Tegemist peaks olema hästi avatud meelega isikuga, hästi eluküps, hindab olukordi kaine meelemõistusega, tegemist on hästi spirituaalse emotsionaalse isikuga, aga ta oskab ka enda spirituaalsust ja emotsionaalsust nagu kontrollida või võib-olla ka varjata, eks ju. Et sihuke huvitav spirituaalmees energia, ta võib olla ka naisterahvas siin selle kaardi taga. Kindlasti paljude jaoks on võimalik, et see on niisugune spirituaalne austaja kaart, aga on ka võimalus endal see energia saavutada. Vaatame, mis on siin lähitulevik näitamas neitsidele. Ja tuleb siit mingi lätakas kaarte laua peale, ühe paneme ära ja on siit välja anda mõõkade 2. Mõõkade 2 on natukene kahe vahel olemine ja see ongi täpselt see, millest siin karikate 7 rääkis, et te peate hoolikalt ja läbimõeldult tegema enda otsuse või valiku ja siin keegi tunnebki mingit blokeeritustunnet või mingit otsustusvõimetust, eks ju. Väga võimalik on siin see, et mingi suhtlus aitab siin ära lahendada mingi otsuse, sest mõõgad on hästi suhtlevad kaardid, aga ikkagi ka see mentaalne energia. Et kui sisetunne ütleb, et midagi on mingis olukorras valesti, siis ei tasu pea ees sinna olukorda nagu sisse joosta. Ja võib-olla tasub ennem suhelda kellegiga ja võite mingit abi või nõu saada. Vaatame, mis on teie enda energia augustikuuks. Neitside enda energia augustikuuks. Ja tuleb siit välja maagikaart. Ja maagikaart tegelikult ütleb, et te usute iseendasse. See on kõige tähtsam tegelikult üldse. Et uskuda iseendasse, enda võimalustesse, et teha neid asju, mida te soovite teha. Ja see kaart ütleb, et teis on kõik selle jaoks olemas, et te peategi lihtsalt ise uskuma, tegutsema, suhtlema ja manifesteerima. Ja see manifesteerimine ongi juba selle tegevuse tegemine, eks ju. Et võtke neid asju ette, mida te soovite teha, millest te soovite midagi saavutada. Täpselt nagu mina teen homme seda poolikut Ironmani distantsi, siis olge julged, vähemalt proovige ja kindlasti see on teile kasuks iseendale. Vaatame, mis on siit väljaspoolt tulevad energiad neitsile. Ja tuleb siit neitsidele müntide 6, mis on siis väga hea siuke võrdse panustamise kaart, et kui ise annate endast 100%, siis saate vastu ka 100%. Võib muidugi tähendada üllatusi ja kingitusi ka, eks ju, positiivne rahaenergia siin on olemas, aga ta on ikkagi siuke nagu raharingluse kaart, võtmine, andmine, võitmine, kaotamine. Et võib siin tulla mõlemat, aga samas, kuna see on positiivne tooni kaart, siis võib-olla ongi see, et kui ise annate endast parima, siis saate vastu ka parimat, eks ju. Et võib häid töövõimalusi või mingeid pakkumisi ka tulla nende müntidega, et rahaenergia tõesti on siin hea. Vaatame hirmud lootused neitsile, hopsti, ja tuleb siit nüüd välja mõõkade müntide 8. Ja müntide 8 on millegi või kellegi või nagu siukse iseendale ülesehitamise kaart. See võib ka äri või ettevõtte ülesehitamine olla, aga see on hästi aeglane energia, et see kaart tähendab alati nagu kannatlikkust, et kes tasa sõuab, see kaugele jõuab. Ja müntide 8 ütleb, et kui te panete aega ja energiat nendesse olukordadesse, kus te tahate arendada, siis toimuvad seal need arengud. Eriti hea on see siis siukse nagu enesearengu või materiaalse arengu puhul. Et soovitan kõigile siin tegeleda rohkem iseendaga ja pühendada ka nagu aega ja elu iseendale, mitte kogu aeg elada kellegi teise nimel. Ja vaatame, mis on lõpptulemus neitsile. Ja hopsti lendas siin maha ja tuleb siit juurde ja järjekordselt siis number 2. Ehk siis number 2 või 22 võib kellegi jaoks midagi tähendada. Võib-olla on teil elutee number 2, et siis on nagu mingi lisasõnum seal ingli numbritel 3, eks ju. Et kui tahate teada, mis teie need numbrid on, siis kindlasti minge kuutaro369.ee ja kasutage seal tasuta kalkulaatoreid. Kõik on tasuta põhimõtteliselt, eks ju. Ja saate seal kasutada, arvutada enda numbreid ja tähtkujusid ja sobivust ja võimalusi on palju, eks ju. Aga müntide 2 tähendabki, et siin keegi on võimalustega nagu pendeldamas ja
ja see võib tähendada ka mingit elulist muutust, aga tegelikult see müntide 2 ütleb, et kui te oskate nagu kohaneda hästi mingi uue võimaluse või olukorraga, siis see võib teile nagu kasuks osutuda. Et ükskõik, mis asi see siis on, kindlasti tasub pingutada, eriti hea on siin sihuke enda nimel pingutamine ja tegelikult kuna näitas, et teil endale energias on siin maagikaart, siis ma arvan, et neitsid usuvad piisavalt iseendasse ja lihtsalt tegutsevad ja teevad läbimõeldud otsuseid ja valikuid. Aga see oli siis selleks korraks teie lugemine, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaaludele ning vaatame siis üle, mida see augustikuu on toomas teile ja kõigepealt võtame siis üldenergia. Mis on üldenergia kaaludele augustikuuks? Üldenergia kaaludele augustikuuks, mis on siit tulemas ja tuleb välja üldenergiana müntide kuningas. Väga stabiilne, turvaline, usaldusväärne energia, tunnete ennast ilmselt hästi, võib tähendada ka, et augustikuus tuleb teie poole mingi hea õnn, hea loovuse puhang, sihuke energia. Aga stabiilne, väga stabiilne ja turvaline. Ja vaatame, mida näitab minevik. Minevikus on kaaludel karikate 9, see näitab seksuaalset ja emotsionaalset rahulolu ja mingit sükest nagu võidukust või saavutust või ülimat rõõmu, et mõnikord isegi ongi see, et karikate 9 tähendab nagu mingi soovi või unistuse täitumist. Et tundub siin, et ma ei tea, kas see nüüd kõikidel kaaludel, aga kellelgi on siin minevikus läinud väga hästi ja see on viinud neid hästi stabiilsesse ja turvalisse ja süksesse kindlasse energiasse selle müntide kuningaga. Vaatame, mis on hetke olukord kaaludel. Tahtis siit alt 2 tükki kukkuda, vaatame, mis on hetke olukord kaaludel. Ja hüppas jälle 2 kaarti, aga võtame ainult pealmise ära. Hetke olukord on kaaludel mõõkde 2 muidugi. Ehk siis kaalud võivad olla siin mingi valiku ees. Kaaludele valikud väga ei meeldi, sest neil on 2 kaussi, eks ju. Ja nad tahavad, et see oleks suhteliselt võrdne. Aga kellelgi on vaja siin võib-olla suhelda, et teha ära mingi otsus või valik, et mingi blokeeritustunne või siin on teadmatus, otsustusvõimetus, aga suhtlus võib aidata, sest mõõgad on hästi mentaalsed kaardid, aga ka suhtlevad kaardid. Vaatame, mis on võimalustes, mis on kaalude võimalused, augustikuuks kaalude võimalused. Mis on kaalude augustikuu võimalused, augustikuu kaaludele. Ja tuleb jälle 2 kaarti, alumise paneme ära ja võimalustesse tuleb kaaludele karikate 7. Aga karikate 7 on nüüd siuke huvitav, et karikate 7 räägib suurtest ootustest ja lootustest ja mitmetest võimalustest ja valikutest, aga ta ka hoiatab, et kõik võimalused ja valikud, mis teie suunas tulevad, ei pruugi positiivsed olla. Et siin tuleb kindlasti teil teha läbimõeldud hoolikas otsus või valik, et kindlasti ei soovita pea ees mingitesse olukordadesse sisse joosta. Ja see siin ütles ka nagu, et olete 2 vahel, pigem see on võib-olla isegi siis hea, kui te olete 2 vahel, kui üks olukord või situatsioon või mis iganes tundub nagu siuke kahtlane, et siis ei tasu võib-olla liigselt palju siin riske võtta. Vaatame, mida näitab lähitulevik kaaludele. Ja tuleb siit välja õnneratas. Õnneratas nüüd on muidugi huvitav, eks ju, et õnneratas ütleb seda, et ei tasu siin liiga mugavalt jääda ühe koha peale nagu seisma, sest siis võib hakata saatma teid ebaõnn ja võivad mingid olukorrad nagu sootuks ära lõppeda, aga ta pigem soovitab vaikselt tegutseda edasi mingite eesmärkide nagu nimel. Et õnneratas käib ikka ringi ratast, eks ju, ta läheb ja tuleb see õnn, aga ta pigem ütleb seda, et kui te ise tegutsete, siis tuleb rohkem mingeid võimalusi või valikuid teile nagu juurde, et ei tasu liiga kauaks jääda võib-olla siin ühe koha peale passima ja ootama, et keegi võib-olla teie eest mingi valiku või otsuse ära teeks. Vaatame, mis on teie enda hetke energia. Ja läheb põrandale ja tundub, et tegelikult enda hetke energia on hea, kuna näitas siin üldenergiana ka seda müntide kuningat, siis üldenergia või enda energiasse tuleb välja teil müntide 10 ja see tähendab uut külluslikku ja viljakat ja sükest rahulolevat tsüklit nii materiaalselt kui tööalaselt kui ka siis pereasjades ilmselt, et müntide 10 on kõiges päris hea, et mina alati ütlengi, et see on minu lemmik nagu 10 kaart või parim 10 kaart, mida nagu saada, et tundub, et siin liigselt palju kaalud ise muretsema hetkel ei pea, aga see tähendabki seda, et ei tasu liiga mugavaks muutuda. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad energiat. Väljaspoolt tulevad energiat kaaludele. Ja tuleb siit väljaspoolt müntide 8, mis on siis tegelikult siuke hästi aeglane energia, mis tähendab kannatlikkust. Aga see on siuke tasasõuad, kaugele jõuad kaart. Ta võib tähendada enesearengut, aga samas ka
mingit head tööpakkumist või võimalust või mingit äriideed, siin tundub, et keegi ehitab midagi nagu üles, kas see on siis enda õppimine, treenimine, harjutamine või siis mingi materiaalne asi, eks ju, aga võib siit tulla väga häid siis tööpakkumisi ja täpselt sellepärast ongi võib-olla see, et te olete hästi siin nendes tugevates positiivsetes müntide energiates selles augustikuus kaalud. Vaatame, mis on hirmud, lootused, mis on. Ja tuleb ka siit ja tuleb veel müntide 7 ja eelmise kaardina tuli müntide 8 ehk siis 2 järjestikust kaarti, samas liigub nagu allapoole, eks ju, et võib-olla siin see hirm ongi see, et te kaotate enda mingi stabiilsuse või turvatunde või kontrolli või materiaalselt, eks ju, aga tegelikult müntide 7 ütleb, et ei ole vaja midagi karta, et asjad juba arenevad teie jaoks ja te näete seda arengut, et isegi siin ei pea liigselt kiirustama, et võite natukene hoogu maha võtta, vaadata need olukorrad eemalt üle, noh, täpselt see, mida siin algul ka rääkisite, ei tasu liigselt kiirustada, aga siis te saate teha mingeid otsuseid ja edasisi käike. Ja kui meil tuleb ikkagi 2 kõrvuti samast mastist kaarti lauale, siis peaks see tähendama masti aspektis arengut ja sellisel juhul on need külluslikud ja viljakad ja materiaalsed arengud nende müntidega, et juba 4 münti on meil laua peal. Ja vaatame, mis on kaalude lõpptulemuse kaart. Kui tuleb müntide äss, siis see on küll ulme. Täna ei ole väga palju ässasid tulnud, ainult 1 äss vist on tulnud või 2. Ja see oli ka mõlemal korral siis sama, mis oli karikate äss, aga tuleb hoopis siuke natukene nukker müntide 5 ja jätab siin 1 kaart ennast peitu ka, on ju. Müntide 5 on pigem siis selline kaart, millega tasub nagu ettevaatlik olla, et kui teil hästi läheb, et siis ei tekiks teie ümber mingid pettureid või vargaid siis, et see on siuke pettumuste kaart ja võib tähendada hüljatustunnet ja materiaalseid probleeme ja et kui te rahaga hooletu olete, siis võivad siin asjad nagu halvasti minna, et kindlasti ei tasu liiga hooletult olla, aga peitis siin ennast all ka siis keisrinna ja keisrinna tähendab rasedust, et kellelgi võib siin olla mingi beebiuudis, ma loodan, et keegi ei hakka kellegiga raha pärast lapsi tegema, sest natukene siit nagu tundub, et sellest nagu külluslikust energiast ennast kinni hoida on vaja minna mingisse keisrinna energiasse, aga keisrinna energia ei tähenda see, et te teete lapse ja siis olete selles energias, vaid see tähendab niisugust mindset'i, et te ise tunnete ennast külluslikuna, teil läheb hästi, te ei tunne nagu vajadust, et te peaksite kedagi ära kasutama. Et siuke ülim külluslik tunne siin on, see on siuke ema energia, samas võib tähendada mingit võimekat ülemuse energiat. Peate olema siin natukene ettevaatlik, et ei tuleks siin mingid inimesed ka teie võib-olla suhte või mingi liitude vahele, aga jällegi samas võib siin olla, et peale mingit rasket materiaalset olukorda on siin kellegi poole mingi külluslik võimalus tulemas. Lihtsalt peate natukene nagu ettevaatlik olema, mis valikuid te täpsemalt siis teete. Samas, noh, need numbrid on siin huvitavad, kui soovite teada ka enda numbreid või enda astroloogilisi tähendusi, päikse, kuu, tõusu, Veenuse märk, siis kindlasti minge kuutaro369.ee ja saate sealt tasuta kõik endale välja arvutada. Aga kaalud, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele skorpionitele ning vaatame siis üle, mida see augustikuu on toomas teile. Kõigepealt võtame siis üldenergia skorpionile ja hopsti väga kiiresti siia põrandale lendas ja üldenergiana tuleb skorpionitele välja keisrinna kaart. Keisrinna on siis 100% naisterahva energiakaart, ta tähendab viljakust, rasedust, küllust, eluga rahulolu, kõigega toimetulekut. Et see on inimese energia, kes saab iseenda asjadega väga hästi hakkama ja tunneb ennast külluslikuna või viljakana. Noh, kuna see on üldenergia, siis ma eeldan, et see lihtsalt on teie energiakaart, olenemata sellest, kas te olete naisterahvas või meesterahvas. Samas meil tuleb veel teie enda energiakaart siin hiljem, seega võib kellegi jaoks see tähendada mingeid suhteid, sidemeid emaga, partneriga, aga sellisel juhul on siin siuke raseduse energia, eks, et võib siin beebiuudiseid olla. Vaatame, mis näitab lähiminevik skorpionile ja näitab sauvade kuningat ja see teeb veel tõenäolisemaks need beebiuudised, et siin võib olla kellegi ellu tulnud kütkestav kirglik austaja, selles mõttes natuke seksuaalenergiaga peab siin ettevaatlik olema, aga tõesti on siin ka need raseduse või beebi uudised võimalikud. Võib-olla olete siin ise hoopis saanutanud minevikus selle sauade kuninga energia, see on siuke hästi enesekindel, võimekas, edukas, tegutseja inimese energia. Sauad võivad näidata ka sportlikust head välimust, eks ju, et ma ütlen, see võib olla siuke kütkestava kirglik austaja kaart ka. Aga nagu mineviku energia, vaatame, mida näitab siis olevik. Mis on siis hetkeolukord? Hetkeolukord on skorpionile müntide 10.
tundub, et skorpionid tunnevad ennast külluslikuna, neil on hiljuti alanud või on peatselt siis algamas mingi uus väga külluslik tsükkel, võib see olla mingi materiaalne energia, tööalane energia nende müntidega, aga kindlasti ka armastus ja küllus ja viljakus, eks ju, et seesama see raseduse energia jällegi, et tõesti mingi väga hea tsükkel peaks siin teatud skorpionite jaoks siis algama. Vaatame, mis on need võimalused, mis on skorpionite võimalused ja on siin olemas karikate kuningas. Karikate kuningas võib nüüd näidata siis hästi tugevat sükest spirituaalset meesenergiat, inimene, kes on hästi eluküps, avatud meelega, hindab olukordi kaine meelemõistusega. Tegemist on siis hästi spirituaalse, emotsionaalse inimesega, aga samas see inimene oskab ka väga hästi enda emotsioone siis nagu varjata või neid vaos hoida. Väga-väga huvitav, energia on ülimalt positiivne. Muidugi teil on siin nüüd 2 meesisikut või 2 meesenergiat. Vaatame, mida näitab lähitulevik skorpionile. Ja tuleb siit mingi hunnik kaarte välja, aga ma alati võtan siis selle pealmise kaardi, mida ma näen, ja tegemist on siis kohtukaardiga. Kohtukaart räägib tegelikest tõdedest, avastuste tegemisest, minevikust, lahti laskmisest, võib-olla mineviku hirmude vabanemisest. Et see kaart nagu mingis mõttes võibki öelda, et te saate midagi teada või teete mingi avastuse. See võib olla eneseavastus või mingi siuke spirituaalne ärkamine, aga peale mida te hakkate mõistma nagu mingeid olukordi ja tänu sellele te vabanete siis mingitest hirmudest või arusaamadest, mis on teiega käinud kaasas võib-olla lapsepõlvest saati, mingid hirmud, eks ju. Vaatame teie enda energiat, tahtsin öelda, aga tuleb siit kohe välja selle peale müntide 5, mis ei ole siis kõige parem siuke nagu materiaalne energia, pigem see kaart tähendab siukest hüljatustunnet, puudustunnet, materiaalseid probleeme, tasub petturite, varaste eest olla siin ettevaatlik. Muidugi on siin ka võimalus, et keegi tegi kellelegi kunagi lapse ja siis läks minema, et oligi mingi kütkestava kirglik austaja energia, aga nüüd võib siis tulla mingi spirituaalne või romantiline uus austaja teie ellu, et selline võimalus siin on ka olemas. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad energiad. Väljaspoolt tulevad energiad siin skorpionile, väljaspoolt tulevad energiad ja tuleb väljaspoolt jällegi 2 kaarti, esimest võtame ja siin on väljaspoolt tulemas teil sauade 10, mis on ülimalt positiivne, sest sauade 10 on siuke raske koorma kandmise kaart ja räägib liigsetest muredest ja kohustustest, aga kuna see on number 10 kaart, siis 10 kaardid tähendavad alati vana tsükli lõppu ja uue parema tsükli algust. Ja see kaart on siin ütlemas, et uuel tsüklil te vabanete mingitest muredest või koormatest, et te peate endiselt olema aktiivne, loov ja kirglik ja tegutsema, aga teil ei ole vaja nii palju muretseda siis mingite teatud asjade pärast või joosta ringi nagu, et teistel inimestel oleks hästi või midagi, mulle tundub. Vaatame, mis on hirmud lootused siin skorpionile. Hirmud lootused skorpionile ja viskab laua peale jälle mitu kaarti, aga ainus nägu ülespidi kaart on siin Hierophant. Ja Hierophant on siuke traditsioonide kaart, ta räägib spirituaalsest abielust või hästi tugevate sidemete ja suhete loomisest. Ma isegi ütlen tihti, et see on siuke kirjalike või lepinguliste liitudega nagu sidemekaart, et tööleping, abieluleping, eks ju. Et 2 siukest lepingut meil on ja võib siis tähendada seda, et ise kardate, et teil ei ole võib-olla võimalik luua neid hästi tugevaid sidemeid või suhteid, aga tegelikult see, kuna see on ka lootuste positsioon, siis ta ütleb, et teie lootused võivad saada nagu ületatud ja juhtub hoopis või sünnib hoopis mingi siuke liit, mida te ei osanud nagu oodatagi, mis on veel positiivsem nagu kui see, mis te ise lootsite. Ja vaatame, mis on lõpptulemus ja lõpptulemusena väga-väga huvitav. Lõpptulemusena saavad siis skorpionid välja endale müntide kuninga. Ja skorpionil on nüüd siin väljas lausa 3 kuningat, ehk siis mingid erinevad isikud, erinevad võimalused. Kindlasti peate siin tegema ise olulisi ja tarku valikuid, ärge laske kellelgi ennast nagu ära kasutada, ärge ise kasutage kedagi ära ja tegelikult siin on võimalus minna siis üle väga külluslikku energiasse, sellepärast et müntide kuningas on hästi stabiilne, turvaline, usaldusväärne isik ja see näitab täielikku siukest nagu rahulolu ja küllust ja võib-olla isegi luksust ja head õnne, eks ju. Et keegi saab siin lõpuks ikkagi ennast rahulolevana tunda ja võib-olla siis peale mingit natukene ähmast minevikku, mulle tundub, et millegist on siin vaja ka nagu vabaneda ja võib-olla lahti lasta mingitest negatiivsetest sidemetest või suhetest, mis teid nagu tagasi hoiavad või mis teid rohkem nagu ära võtavad. Aga kui soovite arvutada enda numeroloogilisi tähendusi ja astroloogilisi tähendusi, siis kuutaro369.ee, siin video all on link olemas, minge kodulehele, saate tasuta seal arvutada kõik enda jaoks vaja minema välja.
oli meeldiv, skorpionid, ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele hamburitele ning vaatame siis üle, mida see augustikuu on toomas teile. Ja kõigepealt võtame siis üldenergia. Üldenergia hamburitele augustikuuks. Mis on hamburite üldenergia augustikuuks? Hamburite üldenergia augustikuuks. Ja kukub välja 2 kaarti, aga teise panen kiirelt pakki tagasi, sest tahan võtta ühe kaardina ja tuleb siit välja anda siis võimekas surmakaart, mis on siis tegelikult skorpioni tähtkuju kaart, aga kuna hamburid on seal kohe peale skorpionid, siis see võib tähendada teie jaoks hästi positiivset muutust. Et surmakaart on niisugune pikkade tsüklite lõppemise kaart ja spirituaalne ärkamine, selgusele jõudmine, uue maailma justkui avastamine, mingid täiesti uued väljavaated, aga muutuse kaart. Ja see kaart ütleb, et mingi muutus tuleb, ei ole vaja endal kuhugi kiirustada, muutus juhtub iseenesest. Võib-olla see muutus on juba juhtunud, võib-olla on alles juhtumas. Vaatame, mida näitab lähiminevik hamburitele. Lähiminevik hamburitele, mis on siit tulemas või mis oli tulemas või mis oli üldse, ja näitab müntide emandat ja sihuke külluslik, stabiilne, turvaline energia. Ma ei tea, kas te olete siis ise siin minevikus saavutanud sellise stabiilse energia või on siin teie ellu tulnud siis mingi austaja partner või lähedane isik, kellel on siis hästi stabiilne, turvaline ja usaldusväärne energia. Igal juhul siiamaani positiivne, vaatame, mis on hetke olukord, aga hetke olukorda näitab nüüd mõõkade viite. See tähendab mingit tüli, mingit riidu, keegi võis kellelegi midagi halvasti öelda, sest mõõgad on hästi siuksed nagu suhtlevad kaardid, aga see tähendab natukene ka siukest kulujuttude levitamist või selja taga rääkimist. Et siin olge nagu ettevaatlik, et keegi võib üritada teie mainet nagu allapoole tuua, sest ta näeb, et teil läheb paremini, kui läheb tal. Siuke huvitav nagu energia on alati selle mõõkade viiega. Et keegi on nagu justkui kade teie peale, et natukene olge ettevaatlik. Vaatame, mis on hamburite võimalustes. Mis on hamburite võimalustes? Ja võimalustes on teil sauade 10. Mis peaks tähendama, et ära lõpeb teie jaoks mingi raske või koormav tsükkel või vabanete te mingist murest või koormast, sest 10 räägivad alati vana halvema tsükli lõpust ja uue parema algusest. Ja tõesti siin tundub, et te olete millegist nagu vabanemas. Et ma ei tea, kas teil juba on see tsükli lõpp ära olnud või on peatselt tulemas. Aga igal juhul väga tugevalt siin 2 kaarti viitavad tsükli lõpetamisele. Ja vaatame, mis on lähitulevik. Mis on lähitulevik hamburitele? Lähitulevik hamburitele. Ja täna on meil omajagu kaarte siin maha läinud ja lähitulevikku tuleb välja siis müntide 4, mis on tegelikult sihuke stabiilne ja turvaline energia, aga ta ütleb nagu seda, et te peate oskama enda rahaasjadega nagu õieti ümber käia. Et kui te oskate nendega õieti ümber käia, siis te saavutate endale selle stabiilse ja turvalise energia uuesti. Samas ta natukene ka hoiatab mingite petturite või varaste eest. Et liigselt palju see kaart ütleb, et ei tasu enda raha või materiaalseid asju usaldada teistele isikutele. Et tulevikus olge siis natukene ettevaatlik, et keegi teid ei üritaks ära kasutada. Ja vaatame, mis on teie enda energia augustikuuks. Hamburite enda energia augustikuuks. Hamburite energia augustikuuks. Ja on siit välja anda kuukaart. Ja kuukaart on siis selline spirituaalne kaart tegelikult, mis räägib hästi tugevalt nagu intuitsioonist, et seda peaks nagu usaldama ja seda peaks nagu tajuma. Et kui miski ütleb, et midagi on valesti, siis tasub kontrollida. Ja kuukaart ongi natukene siuke nagu pettuste, varguste, saladuste, illusioonide kaart. Et peate olema nagu valvsil, et siin ei lase ligidale endale siukseid isikuid, et keegi võib üritada teid selja taga maha teha ja siis nagu teie ees mängib nagu sõpra justkui selle mõõkade viiega. Et siis keegi on mingi kasu peale väljas, et te peate selle nagu siin augustikuus ära tajuma, et kes see teiega võib siin niimoodi manipuleerida. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad energiad. Mis on väljaspoolt tulevad energiad. Ja väljaspoolt tuleb aga sauade 4, mis võib tähendada siis mingeid positiivseid uusi liite, suhteid. See on siuke pidustuste tähistamiste kaart, aga just nagu liitude tähistamise kaart. Ja võib ta tähendada sõprussidemeid, töösidemeid, armastussidemeid, aga on siin tulemas teie suunas mingi liit või suhe või isegi abielu, mida te saate siis tulevikus tähistada.
et ülimalt positiivne energia on siit väljaspoolt ka teie suunas tulemas. Vaatame hirmud, lootused, ohoo, ja nüüd kukub siia välja jälle hunnik kaarte, aga tuleb lugemise teine äss või noh, selles mõttes nagu kolmas, et kahel tähtkujul vist on siin seda karikat ässa tulnud, aga esimene müntide äss ja tuleb see siis välja hamburi tähtkujule hirmud, lootused, eks ju. Et te võib-olla loodate, et te saavutate siin midagi, aga kardate, et ei pruugi saavutada, on ju. Aga see on siuke, et hirmud, lootused, positsioon, et te võib-olla kardategi, et ei saavuta, aga tegelikult siin ootustes või lootustes on hoopis see, et võivad tulla veel paremad tulemused, kui te ise arvate või loodate. Et siin on niisugune huvitav üllatuste energia, et müntide äss võib mõnikord tähendada ka unistuste või mingite soovide nagu täitumist. Ja vaatame, mis on lõpptulemus hamburile augustikuuks. Ikka augusti on ju. Ja lõpptulemusena on siin teil väljas karikate emand, mis tähendab võib-olla üldsegi siis seda, et kuna teil oli siin üldenergiana väljas see surmakaart ja minevikus oli müntide emand, siis te võib-olla minevikus olitegi müntide nagu energias, siis tekkisid teie ellu mingid petturid, mingid halvad inimesed, kes üritasid teid ära kasutada, aga nüüd te olete tegemas läbi seda spirituaalset ärkamist ja avastamas seda uut maailma ja tajute väga hästi, kui inimesed üritavad teiega ebaausad olla ja tänu sellele on võimalik siin luua neid uusi sidemeid või suhteid, mille tõttu te satute siis eriti küllusliku müntide ässa energiasse ja üldkokkuvõttes lähete üle siis karikate emanda sellisesse spirituaalsesse naisenergiasse, et see tähendab harmooniat ja tasakaalu ja muidugi ka emotsionaalsust ja niisugust ellust, et see on tingimusteta armastuse kaart, aga üldpildis ikkagi nagu niisugune väga positiivne energia. Muidugi nüüd võib see paljudele tähendada ka seda, et võib hoopis siin lähitulevikus tulla teie ellu siis mingi uus austaja, kes on siis hästi spirituaalne või hästi emotsionaalne. Muidugi, kui tahate siin arvutada enda igast märke ja numbreid, siis kindlasti minge kuutaro369.ee, link on siin samas video all olemas, saate tasuta kõik endale välja arvutada. Aga oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele kaljukiitsedele ning vaatame siis üle, mida see augustikuu on toomas siin teile. Ja kõigepealt võtame siis üldenergia. Mis on üldenergia kaljukiitse tähtkujule augustikuuks? Mis on üldenergia? Ja tuleb kaljukiitsele siuke mõõkade viis. Mõõkade viis on natukene siuke nagu pahakaval kaart või pahataatev kaart või ta on siuke natukene nagu selja taga rääkimise kaart või kuulujuttude levitamine, et siin mulle tundub, et siin augustikuus keegi näeb, et teil läheb paremini, kui läheb temal. Ja siis ta üritab justkui mingi negatiivse energiaga teid allapoole tõmmata. Ma ei tea, mis see siis täpselt on, olge ettevaatlik, hoidke ennast niisugustest negatiivsetest suhtlustest eemal. Vaatame, mida näitab lähiminevik kaljukiitsele. Lähiminevik kaljukiitsele ja näitab, et kaljukits on siin ennast üles ehitanud, sellepärast et tuleb müntide 8. Ja müntide 8 on siis väga hea siuke nagu enese ülestöötamise kaart. Võib ka olla mingi äri või ettevõtte ülesehitamine, igal juhul väga hea materiaalne ja rahaline energia, aga ta võib ka tähendada õppimist, treenimist või mingit harjutamist, et ta on hästi aeglane kaart, aga samas ta on siuke tasasõuad, kaugele jõuad kaart. Et kui panete aega ja energiat olukordadesse, siis näete ka arenguid. Ja tundub, et kellelegi ei meeldi siin augustikuus, et te näitate välja enda mingit arengut, mul on tunne. Vaatame, mis on hetkeolukord kaljukiitsedele. Mis on hetkeolukord? Ja tuleb siin hetkeolukorras välja siis kaljukitsele müntide rüütel. Müntide rüütel muidugi on siis selline kaart, mis tähendab jällegi niisugust nagu aeglasemat arengut. Et jällegi see tasasõuad, kaugele jõuad, et müntide rüütel on küll kõige aeglasem rüütel, aga samas ta on kõige viljakam ja kõige töökam rüütel. Ehk siis igal juhul on siin mingid arengud toimumas, väga võimalik, et kaljukitsedel on siin mingid materiaalsed arengud nagu aeglaselt edasi liikumas. Muidugi võib see müntide rüütel olla ka siuke nagu austaja energia, kui te olete vallaline inimene, siis see võib tähendada seda, et mingil isikul võtab nagu oodatus kauem aega, et teie suunas nagu liikuda või keegi on ennast üles ehitamas, et siis tulla üles ehitatuna teie suunas. Aga siuke hea nagu stabiilne energia. Vaatame, mis on võimalustes. Mis on võimalused kaljukitsele augustikuus? Võimalused kaljukitsele. Hopsti, ja tuleb välja siis karikate äss, mis on siis ülimalt hea romantiline energia, tähendab kindlasti stabiilsust, turvatunnet ja positiivseid emotsioone. Isegi võib see kellegi jaoks tähendada rasedust või abielu. Et võimalusi siin selle kaardiga on palju, aga igal juhul väga hea siuke emotsionaalne ja romantiline emotsioon selle kaardiga kaasas käib, et vallalistele inimestele tähendab uut romantilist tsüklit, aga olemasolevatesse sidemetesse või suhetesse tähendab
tähendab ta nagu mingit arenguetappi. Ja vaatame, mis on siis lähitulevik kaljukitsele. Ja lähitulevikku tuleb kaljukitsel välja sauade kuningas. Ehk siis kas olete ise minemas sellesse energiasse või on tulemas või olemas teie elus selline inimene, kes on siis tugevas sauade kuninga energias, see näitab sportlikkust, head välimust, aktiivsust, loovust, kirglikkust, eks ju, et see on inimene, kes tegutseb enda eesmärkide nimel ja ta on hästi enesekindel ja ta hästi palju ka saavutab tänu sellele, et ta lihtsalt usub iseendasse. Väga võimalik, et te kaljukitsed saavutate ise siin selle energia. Kindlasti kellegi jaoks võib see olla siuke austaja, partneri, lähedase isikukaart, sellisel juhul on tegemist kütkestava kirgliku austajaga, seksuaalenergiaga, siis tasub natukene ettevaatlik olla, et inimesel ei oleks ainult selliseid eesmärke. Nüüd vaatame, mis on teie enda energia augustikuus. Kaljukitsede enda energia ja tuleb kaljukitsedele välja maailmakaart. See tähendab, et maailm on teie jaoks avanemas. Uued võimalused, uued valikud, uued sihid. Maailmakaart võib tähendada ka reisimist, kolimist või mingit asukoha muudatust. Et ta on siuke rändav kaart, hästi hea energia ja enamasti siis edukas. Ja kuna ta on suure arkaani kõige viimane kaart, siis see tähendab ka seda, et lõpevad ära teie jaoks mingid vanad, mingid ebaõnnega seotud mingid tsüklid või juhtumid või midagi siukest nagu, et te vabanete siin ka millestki negatiivsest, mul on tunne, võib-olla sellest negatiivsest isikust, kes teid üritab nagu allapoole tuua. Vaatame, mis on lähedalt. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad võimalused. Ja tuleb siit sisse sauade poiss. Nüüd sauade poiss võib olla kindlasti lapse energia, eks ju, et rasedus on siin täiesti võimalik, kuna siin üleval oli ka karikate äss. Samas ta võib olla ka nooremapoolse kütkestava kirgliku austaja kaart. Et siin võib tulla nii-öelda siis mingi nooremapoolne austaja teie suunas, aga nüüd tasub kindlasti siis ettevaatlik olla selle sauade seksuaalenergiaga, et inimesel võivad olla ainult füüsilise kontakti eesmärgid. Samas see ei pea olema üldse siuke nagu austaja kaart, et ta võib ka olla lihtsalt siuke iseloomu kaart, et iseloomu poolest on sauade poiss selline nagu julguse ja entusiasmi kaart, et kui siin on mingeid asju, mida te olete tahtnud õppida või proovida, siis tegelikult see on väga hea siuke kaart, mis ütleb, et nüüd on võib-olla õige aeg uuesti proovida, et kui minevikus mis iganes mingi äritegevus või midagi siin on seotud ka nagu rahaga, et kui midagi ei läinud nagu hästi, siis võib-olla proovige uuesti ja võib-olla seekord tuleb paremini nagu välja, et võite võtta väikseid riske, et mingi siuke nagu energia siin on. Muidugi, kuna see on väljaspoolt tulev energia, vaata, siis on siuke tunne, et keegi võtab ise mingi väikse riski ja tuleb teie suunas võib-olla siis seksuaalse energiaga. Vaatame, mis on hirmud lootused siin kaljukitse jaoks. Ja tuleb siin välja kaljukitsele kuradi kaart. Ei, kaljukitsed ikka suudavad, et ma ei tea ühtegi teist tähtkuju, kes nii tihti tõmmaks välja enda energiakaarti, et ka skorpionid tõmbavad vahel endale selle surmakaardi välja, aga kaljukitsed ikkagi saavad seda kuradi kaarti kogu aeg kätte. Hirmud, eks ju, kindlasti siin toksilised sidemed, suhted, sõltuvused, negatiivne mõtteviis, illusioonide vangis olemine, eks ju, mingid halvad harjumused, sõltuvused, kindlasti olge siin nagu ettevaatlik, et keegi teid mingile halvale teele ei viiks. Samas ootustes või lootustes on see, et te saavutategi selle kuradi või kaljukitse energia siis, mis teie jaoks ei ole üldse nii negatiivne, vaid hoopis siuke võimekuse, jõuekuse nagu energia. Ja lõpptulemusena kaljukitsedele, mida me siit anname kaljukitsele lõpptulemusena, kas tuleb teine äss veel? Esimene lugemine 2 ässaga täna ei tule ja tuleb siit hoopis viimase kaardina välja mõõkade kuningas, ehk siis teil on nüüd siin mingeid erinevaid isikuid ka, et teil on siin rüütel, teil on siin 2 kuningat, teil on siin 1 poiss, et siin võib olla palju erinevaid siukseid nagu võimalusi, aga kindlasti olge siis selle kuradi kaardiga ettevaatlik, et siin võivad olla siuksed ahvatlused, mis tegelikult ei pruugi nagu positiivsed olla. Samas mõõkade kuningas ei ole üldse halb kaart, pigem hästi positiivne, et see on hästi iseseisev isik, te võite ise saavutada selle energia, et see on küll kuninga kaart, aga see võib ka mõnikord olla naisterahvaste nagu kaart, eks ju. Et mõõkade kuningas on siuke hästi iseseisev, edukas, sihikindel inimene, enamasti aus, õiglane. Mõõgad tähendavad head suhtlust, aga mõõkade kuninga siuke iseloomujoon on see, et ta on nagu terava keelega või otsekohase ütlemisega ja ennast kehtestav. Et see võib ka tähendada seda, et kui te olete vallaline, on teie ellu tulemas ikkagi siin mingid uued austajad, aga siis kindlasti peate nagu tegema õige valiku nende inimeste suhtes, et siin 2 tükki on nagu sauade energiaga ja 1 kuningas, lõpukuningas on nagu
niisuguse tõe või aususe energiaga, et siis ärge laske ennast ära kasutada. Muidugi, kui te ei tea enda numeroloogilisi tähendusi, astroloogilisi tähendusi, siis kindlasti minge kuutaru369.ee, siin video all on see link olemas, saate tasuta seal arvutada välja endale kõik asjad. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšau kõikidele veevalajatele ning vaatame siis üle, mis on tulemas siin teie suunas augustikuus. Kõigepealt võtame siis üldenergia, mis on siin üldenergia veevalajatele ja üldenergiana tuleb veevalajatele välja sauade kuningas. Ehk siis mulle tundub, et te augustikuus tunnete ennast hästi enesekindlalt, võimekalt, aktiivselt, loovalt. See sauad, ta näitab ka niisugust tegutsemist, eks ju. Et tundub, et siin augustikuu tuleb suhteliselt aktiivne. Samas just ongi see, et see kaart ütleb, et usaldage iseennast ja uskuge iseendasse, et siin on mingi võimekas energia teid nagu saatmas. Ja vaatame, mida näitab lähiminevik veevalajatele. Tuleb siit välja anda mõõgade 4. Mõõgade 4 on nüüd natukene selline puhkamise või aja iseendale pühendamise kaart. See tähendab siin seda, et te olete siin minevikus pidanud võtma aega maha ja andma seda iseendale, et vabaneda mingitest mineviku hirmudest või mingitest negatiivsetest suhetest või sidemetest. Igal juhul see kaart ütleb, et on võimalik vabaneda mingist ärevusest, kui te annate aega iseendale. Vaatame, mis siit edasi on toimumas, mis on hetkeolukord, veevalajale. Mis on hetkeolukord veevalajale? Ja tuleb siit hetkeolukorrast välja karikate 5, mis tähendab natukene niisugust nukrustunnet või segadustunnet, pettumust. Ja see on niisugune kaart, mis ütleb, et keegi vaatab liiga palju tagasi minevikus juhtunud negatiivsetele sündmustele, kogemustele, isikutele. Ja see kaart tegelikult ütleb, et te peaksite pöörama ümber ja hakkama uues suunas liikuma, sest uues suunas ootavad teid uued teekonnad ja uued valikud. Lihtsalt oleks vaja siin töötada läbi siis nagu sisemaailm ja lasta lahti mingitest hirmudest ja negatiivsetest emotsioonidest. Et hästi tugevalt siin praegu näitab, et minevikus on midagi läinud kellelgi halvasti. Vaatame, mida näitavad võimalused augustikuuks veevalajatele. Aga võimalustesse tuleb nüüd välja sauade 6. Ja tundub, et augustikuus võib siis veevalajatel toimuda mingi positiivne muutus, kus nad tulevad mingist negatiivsest olukorrast välja justkui nagu võitjana. Ja ka sauade 6 ütleb, et kui siin peaks nagu mingit konkurentsi olema, siis teie olete nagu konkurentsist üle. Ta võib natukene muidugi tähendada niisugust nagu, et inimesed vaatavad teid nagu natukene kurjalt või midagi sellist, et teil läheb hästi, aga see on niisugune suur nagu saavutuse kaart või mingi eesmärgi täitumise kaart, et mingi eesmärgi te võite siin nagu augustis täita ja see ongi võib-olla siis see eesmärk, et lasta lahti nendest negatiivsetest mineviku energiatest ja kes siis võivad halvasti teie pihta vaadata, on võib-olla need minevikus olevad inimesed, kes näevad, et teil hakkab paremini minema kui neil. Ja vaatame, mis on siin lähitulevik veevalajale ja lähitulevikku tuleb välja huvitav karikate 6. Ja miks huvitav? Sellepärast, et karikate 6 on hästi siuke kerge ja mänglev, võib-olla isegi natukene nagu lapsik energia, aga ta võib tähendada positiivseid üllatusi või isegi kingitusi. Ja ta võib tähendada nagu siukest suhet või sidet suurema vanusevahega või siis võib ta tähendada nagu minevikus tagasi tulevat mingit positiivset sidet või suhtlust. See võib olla siuke nagu lapsepõlve sõbra energia, aga võib ka olla tõesti siis siuke nagu armastuse energia, aga suurema vanusevahega siis võib siin mingi suhe või liit tekkida, aga selles suhtes peaks olema siis hästi nagu siuke hea nagu positiivne või harmooniline energia, mulle tundub selle karikate 6-ga. Vaatame, mis on teie enda energia siin augustikuuks. Ja veevalajate enda energia on müntide 10 ja see paneb arvama, et veevalajad tunnevad ennast augustikuus suhteliselt hästi, külluslikult, viljakalt. Mündid näitavad head raha, töö, materiaalset energiat, aga samas ka külluse ja viljakuse energia tähendavad ka armastust ja rasedust. Et siis ka pereenergiat peaks hästi positiivsed olema. Muidugi 10 on alati siuke kaart, mis lõpetab ära vana tsükli ja alustab uut tsüklit. Et väga võimalik, et siis siin augustikuus veevalajatel võib alata siis see uus nagu tsükkel. Ja vana lõppeda ära siis mitte nii edukas, et millegist on vaja teil endal siin vabaneda. Vaatame, mis on siin väljaspoolt tulevad isikud veevalajate suunas. Väljaspoolt tulevad isikud veevalajate suunas. Mis on väljaspoolt tulevad isikud veevalajate suunas? Väljaspoolt tulevad isikud veevalajate suunas.
ja lõpuks siit midagi ikkagi tuli ja tuleb siit välja sihuke huvitav karikate 4. No see on põnev, sest karikate 4 on natukene sihuke motivatsiooni puuduse kaart või pettumustunne või millegi või kellegi nagu vältimise kaart, aga see kaart ütleb alati seda, et olge tähelepanelik selles suhtes, mis toimub teie ümber, et teie kõrval võib olla mingi väga hea võimalus või mingi valik või midagi siin on hästi positiivset, nagu mida te justkui ei pruugi näha, kui te ei tee enda silmi või kõrvu lahti. Et see kaart nagu justkui ütleb, et olge piisavalt tähelepanelik, et mitte magada maha mingit väga head võimalust, et te võite ennast tunda hetkel nagu halvasti ja mitte uskuda iseendasse või midagi sihukest, aga tegelikult siin on olemas. Teie käeulatuses on olemas väga hea võimalus. Ma ei tea, mis see täpselt on, aga augustikuu jooksul see peaks nagu selgusele tulema. Vaatame, mis need hirmud lootused veevalajal on. Mis on hirmud lootused ja kukub siit välja sihuke jällegi suhteliselt nukker mõõkad 9. Noh, 9 energiad on muidugi lõpetamise energiad, et see jällegi mainib seda, et on vaja siin vabaneda mingitest hirmudest, halbadest mõtetest, kellelgi võivad olla halvad unenäod või unega probleeme ka, aga see on hästi tihti sihuke nagu mineviku kahetsemise kaart. Et keegi hästi tugevalt kahetseb siin midagi, mis juhtus nagu minevikus, aga tegelikult oleks vaja sellest lihtsalt õppida ja see negatiivne energia sellega seoses nagu lahti lasta. Ja ootustes on võib-olla see, et te saate sellest nagu lahti lasta, aga siin võib tulla hoopis midagi paremat, mida te oodata ei oska. Et tasub siin endaga tegeleda ja samas üritada liikuda edasi ja võib tulla mingeid väga positiivseid üllatusi ka, mida te ei oska oodata. No, vaatame, mis on lõpptulemus. Lõpptulemus veevalajatele. Lõpptulemus veevalajatele augustikuus. Muidugi ma ei pannudki siin nüüd tähele, et tegelikult meil oli ju siin hetkeenergia oli karikate 5 ja lähitulevik oli karikate 6, et nad on isegi kõrvuti siin laua peal väljas ja nad on kõrvuti sama masti kaardid ja meil on olemas siin nüüd ka tegelikult all veel karikate 4, et lausa 3 järjestikust nagu karikate kaarti on siin teie lugemises väljas veevalajad ja see tähendab teile kindlasti karikate aspektis mingit suurt arengut ja see võib olla siis emotsionaalne areng, aga see võib ka olla siis romantiline areng. Aga selle jaoks, et selle arenguni jõuda, te peategi tegema tööd iseendaga ja te peate ka nägema enda ümber olevaid võimalusi. Et te võib-olla siin nagu liiga kergekäeliselt või uhkusega lükkate mingeid võimalusi endast eemale, kuigi tegelikult lõpptulemusena need võivad teie jaoks väga nagu positiivseks, emotsionaalseks ja romantiliseks osutuda. Ja selle peale tuleb viimase kaardina siis välja anda teile karikate poiss, mis võib paljude jaoks tähendada sihukest nagu lapse energiat, aga kindlasti võib see kellegi jaoks olla ka siis nooremapoolse romantilise sihukese nagu austaja kaart. Eriti kuna siin oli see karikate 6-ga ka see suurema vanuse vahe energia, et mingi nooremapoolne romantiline ja võib-olla ka mingis mõttes spirituaalne või emotsionaalne nagu selle karikate või vee energiaga, et midagi on siin nagu õhus, ma ei tea, mis need täpselt on, eks ju, et võib-olla peate ka endal vaatama, mis teil need elemendid seal ja numbrid ja astroloogilised tähendused kõik on, siis kindlasti minge kuutaro369.ee, kasutage tasuta kalkulaatoreid ja arvutage enda märgid välja, võib-olla enda läheduses olevate inimeste tähtkujud või mingid märgid ka on ju, ja siis saate seal sobivusi ka kontrollida. Igal juhul külastage seda lehte, oli meeldiv ning kohtume varsti taas. Tšauki-tšau kõikidele kaladele ning vaatame siis üle, mis on siin tulemas teile augustikuuks ja kõigepealt võtame siis välja üldenergia. Ja mis on siis üldenergia? Kalade üldenergia augustikuuks, mis on tulemas kaladele üldenergiaks. Ja pika peale asja sai ja tuleb kaladele välja siin karikate poiss ja noh, karikate poiss võib tähendada küll mingit nooremapoolset romantilist austajat, aga kuna see on üldenergia kaart, siis ilmselt räägib ta väga tugevalt siin intuitsioonist, et te peate siin kalad augustikuus rohkem usaldama enda sisetunnet ja intuitsiooni, et see võib teid viia mingite avastuste, mingi selguste vastusteni ja võite siin tõesti siis midagi avastada, ma ei tea, mis see teie jaoks on, aga võimalusi on palju. Vaatame, mida näitab lähiminevik kaladele. Lähiminevik siis kaladele. Mis on lähiminevik näitamas kaladele? Lähiminevik ja lõpuks.
ja vau, okei, lugemise 3. äss tuleb välja ja selleks on siis sauade äss. Võtavad kalad need sauade ässa seekord endale. See näitab mingit edukust, saavutust, mingit tegutsemist, enesekindlust, võib-olla ka tugevat seksuaalenergiat. Jah, sellisel juhul võib siin tõesti üldenergiana see poiss tähendada ka lapse energiat, aga midagi väga võimekat siin kalade minevikku nagu näitab. Ja see võib olla seotud siis mingi lapse energiaga. Vaatame, mis on hetkeolukord kaladele, mis on hetkeolukord kaladele ja näitab natukene niisugust üksikustunnet. Hermiti või eraku kaart tuleb siit välja ja see kaart nagu justkui siis ütleb, et kellelgi on vaja rohkem aega anda iseendale. Võib-olla te olete valedele inimestele enda energiat liigselt palju välja andnud. See võib tähendada just seda, et te olete siin minevikus liiga palju enda seksuaalenergiat valedele isikutele välja andnud. Hermiti eraku kaart on niisugune sisemaailmaga tegelemise kaart, spirituaalne ärkamine, selgustele jõudmine. Te teete mingeid avastusi siis, kui te annate endale seda nagu aega ja ei ela ainult teiste inimeste nimel, vaid teete ka seda, mis on teile endale hea. Vaatame, mis on siin võimalused kaladele. Võimalused on teha koostööd. Tuleb siin välja siis müntide 3 ja müntide 3 on niisugune kaart, mis tõesti ütleb, et ei pea üksi midagi nagu üritama läbi suruda, et teinekord tasub ka küsida abi või nõu ja see on teie poole nagu tulemas. Ja müntidega võib see tähendada eriti head niisugust koostööd või ärialast arengut, aga samas on siin ka võimalus muudeks suheteks. Igal juhul on müntide 3-ga võimalik teha mingeid edasisi tulevikuplaane. Vaatame, mida näitab lähitulevik kaladele. Mis on tulemas lähitulevikus kaladele? Mis on siit tulemas? Lähitulevik ja tuleb siit kaladele välja õnneratas. No see on nüüd selline kaart, mis ütleb, et ärge jääge liiga mugavalt ühe koha peale seisma, et pigem tasub ikkagi siin vaikselt edasi tegutseda, sest ainult siis tulevad teie poole uued võimalused, uued valikud. Kui te jääte liiga kauaks ühe koha peale seisma, võib teid hakata saatma nagu ebaõnn. Mingid olukorrad võivad sootuks ära lõppeda, aga tuleb nagu tegutseda, et õnneratas käib ikkagi ringi ratast, õnn tuleb ja läheb, aga pigem kui siin nagu tegutseda, siis on rohkem valikuid, mul on niisugune tunne, et ärge liiga mugavaks muutuge kalad. Vaatame, mis on tulemas siit enda energiana ja tuleb siit alt välja niisugune natukene riiukas sauade 7 energia, aga see sauade 7 on pigem nagu endale ja enda põhimõtetele nagu kindlaks jäämise kaart ja kindla peale nagu tegutsemine mingi eesmärgi nimel. Just see sauade tegutsemine, see aktiivsus, loovus ja kirlikkus, eks ju. Aga mõnikord sauade 7 võib tähendada seda, et teie ümber on mingid inimesed, kes üritavad teid nagu natukene tagasi hoida või teid enda nagu teekonnalt kõrvale meelitada. Et natukene niisugune energia siin on, aga te peate siis augustikuus siin jääma endale kindlaks ja tegutsema kindlalt edasi enda eesmärgi nimel. Vaatame, mis on väljaspoolt tulevad energiad kaladele ja tuleb siit välja sauade 3. See on mingi uue teekonna kaart, mingi uus algus. Võimalusi on mitmeid, aga tundub, et siin see kaart ütleb, et sisetunde järgi tunnete tegelikult ära, mis on see õige suund, kuhu suunas te peaksite nagu liikuma ja tasub enda sisetunnet nagu usaldada ja siis tegutseda selle nimel. Ja võib siin tähendada ka siis see, et tulebki väljaspoolt võib-olla teie suunas mingi väga hea pakkumine või võimalus, kus siis võimaluse korral, kui tegutsete, on kiiresti tulemas ka mingid tulemused. Vaatame hirmud lootused kaladele augustikuuks. Mis on siin hirmud lootused kaladele augustikuuks? Ja tuleb siit välja mõõkade rüütel. See on nüüd huvitav energia, ta võib olla teie enda energia, samas ta võib olla niisugune nagu austaja energia. Ma ei tea, hirmud lootused, eks ju, et kui see on teie enda energia, siis võib-olla te kardate, et te ei saa piisavalt kiiresti siin augustis tegutseda, kui te sooviksite. Võib-olla te kardate, et mingi suhtlus ei arene selle mõõgaga, eks ju. Samas lootuses on see, et tegutsete kiiresti ja on mingid suhtlused siin arenemas ja samas kui see on niisugune austaja
nagu kaart, sest mõõkaterüütel on niisugune hästi kiirelt sisse tulev nagu austaja. Et võib tähendada seda, et väga järsku võib midagi tekkida, samas ma ei tea, kas te ootate või loodate selle peale, et siin võimalusi on nagu palju. Kuna see on ootuste-lootuste positsioonis, siis see on natukene niisugune keerukas, et siin on nagu kiired energiad on teie poole liikumas. Ma ei tea, kas see ongi siis teie jaoks positiivne või negatiivne, et sellega seotud mingi kiirelt liikuva suhtluse või energiahirm tundub olevat. Aga vaatame, mis on lõpptulemus. Lõpptulemusena, mis on siin kaladel toimumas. Ja tuleb välja müntide 4, mis on siis ülimalt positiivne selles suhtes, et meil oli siin võimalustes väljas müntide 3 ja kui meil tuleb samast mastist 2 kõrvuti olevat kaarti ja päris edukalt niimoodi ülesse veel on ju ja väiksemalt suuremale liikudes, et see veel eriti annab niisugust lisamunki siia juurde ja tegelikult see tähendab siis selle kaardi aspektis mingit arengut. Materiaalsed, külluslikud, viljakad arengud, viljakus võib ka raseduse energia kellelegi, eks ju, olla. Aga müntide 4 on just selline kaart, mis ütleb, et te saavutate stabiilse turvalise energia iseenda jaoks, kui te olete hoolikas ja tähelepanelik ja oskate enda rahaasjadega nagu ümber käia. Et siin ei tasu liigselt palju ilmselt laristada ja samas see müntide 4 ütleb siis ka, et liigselt palju ei tasu enda asju usaldada kõrvalistele isikutele, võib-olla isegi teatud lähedastele isikutele, eks ju, et teatud asjad peaksid jääma nagu oma teada, et teid ennast nagu kaitsta. Et selles mõttes nagu hea energia, ta natukene hoiatab mingite petturite, varaste eest, aga üldplaanis, kui te olete piisavalt hoolikas ja tähelepanelik, ei ole vaja siin liigselt palju muretseda. Muidugi kindlasti soovitan teil vaadata kuutaro369.ee, link on siin video all olemas, saate seal arvutada välja enda numeroloogilised tähendused, astroloogilised tähendused, vaadata ka mingeid sobivusi ja vaadata ka enda päeva energia numbreid, nagu et mis päeval on siis tark mida teha, et 8 päeval mingid rahaasjad, number 6 päeval mingid pereasjad, eks ju, ja number 5 on võib-olla hea siukseks reisi jaoks, liikumiseks, number 3 samamoodi, siuke hästi positiivne suhtluse energia ja liikumise energia. Aga see selleks, kalad, oli meeldiv ning kohtume varsti taas.